järjekordset episoodi. Mina olen Kris, tervitan sind algavasse podcasti ossa. Täna salvestan taas kodus ja seekord teise külalisega. Ja neid saateid tuleb siin kodus nüüd veel ja veel ja veel. Ja võimalik, et ma jäängi sellise formaadi peale, sest mul endale kuidagi on kodus on mõnus, ma olen selline laisk inimene, aga minna ei viitsi kuskile. Ja teistpidi on võimalik ikkagi pakkuda ka külalistele sellist koduformaati ja mul on nüüd mõned, kellele ma olen pakkunud seda ja mõned, kellega on veel saade nagu tulemas peale sinu veel, on öelnud ka, et jaa, et tead, see kodusalvestus kõlab nagu päris hästi. Et stuudio on ka tore, aga tead, mulle just naisterahvad ütlevad seda, mulle meeldiks, väga hindan seda, et sa kutsud enda koju nagu salvestama, et loob sihukese hubase koduse tunde kohe ja inimene, aga vaata, mõne tekib kohe stuudiosse minna, see on kohe kaamerad, eks ole, sul on mingi valgus, sul on selline kunstlik nagu nii-öelda setup loodud sinna, sul on kohe mingi tekib ärevus. Kodukeskkonnas on lihtsalt see, et köögilaua taga või kus iganes see parasjagu üles pandud on, võin sellega eelmine kord diivanile panna enne setupi, et kuidagi on nagu mõnusam niimoodi olla siin. Nõustun sinuga. Nii et tere ka sulle, tere tulemast saatesse, Risto. Aitäh, Kris, et kutsusid. Ja sulle, hea kuulaja ja vaataja ka, tere tulemast kuulama ja täna tuleb korralik surfamise saade, et surfame mitte ainult verbaalsetel lainetel, vaid ka surfame ka päriselt surfi teemadel, ehk siis Risto viib meid enda maailma, surfimaailma rännakule ja teekonnale ja räägib selle telgitagustest ja loomulikult räägime absoluutselt kõigest muust, mis kõige selle ümber käib ja mis ka sind vaatajad, kuulajad võiks kõneta, mõtlema panna ja mõjutada ja sulle kasulik olla ja loomulikult räägime sulle ka võimalusest, kuidas sina saad surfama hakata, kui sa veel ei ole teinud seda. Nii et mulle meeldib, sa panid mulle kaasa saate eelsel salvestusel siis nii-öelda tutvustuse ja siin on üks lause su enda poolt ja ma loen selle siit maha ja mulle hullult see meeldis, et elu ei pea olema perfektne, et olla imeline. Mõnikord tuleb lasta lainele end kanda, isegi kui see viib sind tundmatusse. Just seal toimub kasvamine. Ja ma võtaks siit lihtsalt spontaanselt kohe kinni, et just nimelt see pool, et surfata, lasta laine kanda ennast tundmatusse ja seal on kasvamine. Räägi sellest, kuidas see su enda elus nagu on mõne mõttes väljendunud ja kas ta on nii üks ühele, nagu sa siin oled öelnud või seal on tegelikult mingid muud kihid, mida sa tegelikult mõtlesid? Jah, tänaseks ma olen juba, 20 aastat olen juba surfiga tegelenud, et üks asi on jah see, et sa surfad ja teine asi on see, et kõiki seda surfi tuua nüüd igapäeva ellu. Et see on hoopis midagi muud. Et pigem selle 20 aasta jooksul ma olen nüüd jõudnud sinna kohta, kus see kogetu, see vahetu emotsioon, see kohalolu, see, mis ma merel kogen, ma püüan seda tuua täna igapäeva ellu. Et kuidas seda nimetatakse siis vooseisundiks. Et kui ma suudan seda vooseisundit suudan igapäeva elus rakendada, et see ongi, ma arvan, selline vahetu ja spontaanne selline olemine, ma arvan, et igapäeva nagu töid tehes, et ma suudan lihtsalt kui ma olengi merel surfad, siis sa pead nagu olema täiesti kohal. Et see ei ole see, et ma ei saa mõelda millegile, ma ei tea, mis ma õhtul teen või mis ma homme teen. Et sa pead olema kohal, sest et nii kui sul 5 sekundiks läheb see mõte kuskile rändama, siis hakkavad asjad juhtuma ja kui sul need ilmastikuolud, need olud, kus sa surfad, on väga ekstreemsed, siis lihtsalt ongi see, et see võib lõppeda nagu väga halvasti. Ja ongi juhtunud nagu erinevaid asju. Et täna pigem ongi see, et ma püüan tuua seda sama kohalolu igapäeva ellu, rakendada seda mida iganes, kas ma teen tööd, ma ei tea, arvutis, mida iganes. Olen ma perega koos, olen ma lastega koos, et kogu aeg olen selles nii-öelda selles kohalolus, selles hetkes, naudin seda hetke ja ongi see, et iga päev nii-öelda tehes neid mingisuguseid väikseid asju, olla kohal, siis ma arvan, et see ongi täna see, mis
mis surf on mulle kõige rohkem õpetanud. Paneb mõtlemist selle peale, et ma ise ka viimasel üsna tihti mõtlen selle peale, et kui vaatan mõnikord oma last, kui ta mängib ja siis mõtlen, et okei, tegelikult peaks nagu taga mängija minema, tegelikult ma ju tahan ka, aga mõnikord on jube raske olla nagu kohal seal. Ja siis, kui sa tuled sinna kohale, siis see hetk on nagu hästi ilus ja tore ja mõnus ja tal on tore ja sul on tore ja aga mulle tundub, et me inimestena ei suuda alati igas hetkes niimoodi nagu switchida ennast kohale ja mõnel on see kohanemine nagu hästi keeruline. Ma olen seda näidet ka varasemalt toonud, aga mina inimesena, ma ei tea, kuidas sinu Risto on, aga mina olen selline, kes hüppab ühest tegevust teise ilma, et mul oleks vaja mingit maandust, mingit, ma ei tea, pool meditatsiooni nii-öelda või mingit rahunemisaega, on ju. Aga siis on teisi inimesi, elukaaslane on mul üks neist näiteks, kes vajab nagu mõne mõttes sellist ülemineku aega ühest tegevusest teise. Mis iganes see siis ajalises mõttes tähendab, on ju. Kuidas sinul on, et kas see kohalolu on saavutamise mõttes olnud alati lihtne või seal on ikkagi sinus ka mingi kindel, mitte ilmtingimata praktika, aga ta võib ka praktika olla, aga lähenemine, kuidas seda tegelikult ennast siis nagu maandada või kohale nagu tuua? Ega ei ole selles mõttes, et ma isiksusena olen selline suhteliselt sisemiselt see põlemine on päris suur ja sellist ütleme nii, et minu see ärevuse foon on olnud, ma julgen väita selline 20 aastat rohkem on olnud ikka päris selline, päris kõrge. Ja teha kõiki neid asju väga nagu ärevas seisus on päris keeruline. Esiteks ongi see, et sa ei suuda keskenduda ja sellele järgnevad veel väga palju igasuguseid asju, mis lihtsalt takistavad seda. Et täna ma arvan, et jah, mul on erinevad praktikad, ma ei tea, hingamispraktikad, mediteerimised, joogad, mingid muud asjad, mis aitavad mul nii-öelda seda kohalolu saavutada. Ja tänu sellele siis ma suudangi teha neid erinevaid tegevusi. Et aga pigem jah, et see lihtsalt aeg on lihtsalt aidanud mul seda saavutada. Et see jah, see kindlasti, ma ei ole selline olnud kindlasti nagu terve elu. et pigem jah, sellised viimased aastad on olnud rohkem sellised võib-olla ärkamise ja kasvamise aeg ja jah, nii ongi. Täitsa spontaanselt küsin su käest, vist eile vestlesin Ausad naised podcasti juhi Elisega sel teemal ja ma ei tea, kas ise oled ka märganud või võib-olla see ei ole, aga mina lihtsalt märkan seda, et me tihtipeale, eriti viimast aastal on hästi palju enesearengu maastikul üldse inimestes olnud seda enesearengut läbi sellise spirituaalse, esoteerilise maailmavaate, mis on jumal okei ja see maailm on olemas, eks ole, nii-öelda see mitte käega katsutav maailm. Aga seda on nii palju, et me alati kipume nagu minema igasugustesse kogemustesse, uskumustesse, mingitesse mustrite murdmisesse hästi nagu sügavale, ala terapeudid, coachid, eks ole, mingid rännakud, mingid, ma ei tea, võib-olla on nootroopilised mingid ained enne, võib-olla sul on perekonstellatsioonid enne, uurid mingid suguvõsega, see elas 8 põlvkonda tagasi enne, ta läheb kaevub kuskile sisse. Mulle tundub, et see on nagu lõputu auk, kuhu ennast tegelikult nagu kaevata. Samal ajal tegelikult võiks ju täna nüüd ja praegu otsustada, et aga mida ma saan siin ja praegu tegelikult teha ja siis teha. Aga teisalt, siin on koht, kus saab nagu nõus mitte, aga teisalt ei saa jätta mainimata ja arvestamata seda, et mõnikord on elus niimoodi, et sa teed, sa rapsid, sa toimetad ja teed, aga sa jooksed nagu peaga vastu seina. Et midagi ikkagi taustal justkui seda esoteerilist nagu takistab või piirab. Palju ise nagu tunned seda, et siin maailmas on selline esoteerilise materiaalse maailma nagu duaalsus ja kummale poole sa oled kaldunud, et kus see tähelepanu võiks tegelikult siis olla? On vaja see sorkida, endaga tegeleda või pigem on see, et lihtsalt fuck mees, tee või naine, lihtsalt mine ja tee oma asja ja tee seda kirjaga? Jaa, ma olen nõus, et ma olen samamoodi. Ma olen igasuguseid asju proovinud, et mida iganes käinud igasugustes teraapiates ja kõike seda, et see on tegelikult on nagu, kõik on väga nagu tore ja kindlasti ühele mõjub võib-olla üks ja teisele teine. Pigem on ikkagi see, et sa pead
sa pead ise sellega tegelema, sa pead ise enda sees selle nagu leidma, et tegelikult su enda sees on kõik on nagu olemas, et see, et nagu lõputult käia igal pool ja mida iganes. Ma ei tea, ma ei oska öelda, et võib-olla mõnele mõjub, võib-olla mõnele mitte, et ma arvan, igaühel on ikkagi see oma tee, vaata. ja. Et no minu jaoks on kindlasti see, noh, see surfamine, et see vees olemine, vesi ise juba nagu Rahustab. maandab, et selles mõttes, et mõtlengi, et täna, noh, sa ei pea nagu selles mõttes, sa ei pea surfariks hakkama, et nagu leida oma seda tee ja oma rahu, on ju. Et sa võid lihtsalt ujumas ka käia või ma ei tea, õhtul kuuma duši all või vannis käia, et selles mõttes, et vesi iseenesest juba, et kui me nende elementide peale mõtleme, on ta siis vesi või tuli või maa ja õhk või eeter, mis need on, et kui need on nagu tasakaalus, siis ma ei tea, tasakaalus, et kui mul see sisemine põlemine on nagu suur, siis ilmselgelt tuleelement on üleval, et siis on vaja seda maandada selle veega. Noh, mis see? Ma tahtsingi selle küsimusega viia sinnamaani välja, et nagu see enda tee, vaata, et võib-olla me kipume olema nagu inimestena kärsitud, vaadates enda, ma ei mõtle nüüd endaga, mõtlen igaüks vaatab korraks enda elu peale, et võib-olla me kipume iseendaga olema nagu kärsitud teinekord, et see teekond justkui tundub selline, et mõnel etapil, et ma liigun õiges suunas ja kohe olen kohal, on ju, vallutan kõik mäed või vallutan kõik lained, siis teinekord tundub see koht selline, et fuck, et ma tegelikult ei tea, kuhu ma nagu üldse lähen või mis üldse saama hakkab, et kõik on nii ebakindel ja siis lähme tagasi sinu selle koodi või tsitaadi juurde, et seesama viib sind tundmatusse. Ja mulle meeldib see esimene küsimus, mis me oleme kirja pannud ka koos sinuga, et mis juhtub, kui elad elu, mis sulle on õpetatud, mitte seda, mida süda tegelikult soovib. Ja ma tahaks natuke, et sa peatuksid ja räägiksid sellest ka, et mis siis juhtub, kui ma tegelikult lähen seda teed, mida on mõne mõttes kästud või norm ühiskondlikult käia ja ei lähe sinna, kuhu tegelikult süda kutsub. Ja selge, ja mis siis juhtub, kui ma lähen sinna, kuhu süda kutsub? Sest et see ei ole alati lihtne, sest et see on tee, mis on ju sisse käimata tihti peale. Ei muidugi, et inimestena, noh, mida iganes keskkond või mis meid mõjutab, on ju. Et jaa, ma olen tähele pannud seda, et kui ma teen asju, mis justkui nagu ühiskond tahab või soovib minult saada ja see ongi täpselt see kärsitus ja see kõik, et noh, ma tahan nüüd seda ja seda ja seda, on ju. Siis nii kui ma lähen oma sellest keskmest nii-öelda liigun kaugemale ja ongi see, et ma ei tee asju, mis tegelikult, mida ma tegelikult tahan teha, mida mu süda ütleb, et siis, no siis ongi see, et lained löövad peas kokku ja ongi selles, et nagu ei õnnestu midagi. Aga nüüd ma olengi, noh, pigem ma olen õppinud seda, et võta rahulikult, on ju, et pigem on see, et ära võta elu liiga tõsiselt, et võta chillilt, et selles mõttes, et ma arvan, surfarid ongi selles mõttes natuke selles nagu sellised laadna või boheemlaslikud, et selles mõttes, et nagu võtavadki nagu asja nagu lihtsamalt ja tegelikult miks me siia oleme tulnud, on see, et tegelikult nagu nautima, kogema, õppima ja ära võta liiga isiklikult, ära võta liiga tõsiselt. Et nii kui asjad lähevad liiga tõsiseks, siis kaob ära see mängu ilu, kõik see nagu, et noh, miks me siis nagu elame, mis me siis nagu teeme. Et pigem ongi see, et ma kogu aeg püüan olla nagu kõrvalt vaataja, et nii kui jällegi mingid asjad ei õnnestu või kuidagi tulevad väga nagu raskelt, siis ma saan aru, et ma olen jälle valel teel. Et jällegi stopp, peatu, vaata ja mõtle, kohanda ümber oma tegevusi ja liigu edasi. Et ma ütlen, et täna ma vaatan oma lapsi, on ju. Poeg on 3, tütar on 8, et nemad õpetavad mulle, kuidas nagu elada. Ja ongi see, et noh, mina saan lastel olla eeskujuks, aga lapsed õpetavad mulle. Et lapsed on õnnelikud, ongi, nad on kohal, nad teevad oma asju, on ju. Ja samamoodi, tegelikult me täiskasvanud võiksime samamoodi teha ja tegelikult nagu kõik on chill. Aga sa ütlesid, et ära võtta liiga tõsiselt, samas see tähendab seda, või ei tähenda ka seda, et sa midagi peaks tegema poolkovalt, kus ikkagi panustad oma, ma ei tea, ärisse või sellesse surfi või kell iganes, mis hobi see on või minul see podcast on, et siis endast ikkagi anda nagu maksimaalne, et see tuleks
sa ikkagi panustad ja pühendud, mitte ma tulengi siin niimoodi, et ma ei tea, pohhu hakkavad pihta ja vaat, mis saab. Või pigem sa mõtledki seda, et ongi nagu nii lõdvalt ja laadvalt võtmine, et üldse ei pane sinna seda nii-öelda tõsidust taustale. ei, ikka, selles mõttes, et kui on vaja mingid asjad ära teha, siis Siis on tuleb ikkagi mõelda, öelda. muidugi. Et lihtsalt ongi see, et kogu aeg see tasakaal, et see, et kui sul on need tööasjad vaja ära teha, siis need on vaja ära teha, selles mõttes. Et ikkagi see, et noh, nagu ma alguses ütlesin, et see, et kui mul need asjad vaja ära teha, ma lähen sinna seisundisse, selle voo seisundisse on ja ma teen ära, et kui mu arvutis vaja mingid asjad ära teha, siis ma ei tea, ma võin 4 tundi olla seal. Ma pühendun, teen need asjad ära, siis need on tehtud. Nii, peale seda siis ma jälle puhkan, mängin, mida iganes, lähen surfan või ma ei tea, lähen sõidan rattaga selle mõttes. Aga lihtsalt ongi see, et kogu aeg nagu hommikust õhtuni töö ja siis ongi jälle töö ja siis enne kui magama lähen ikka töö veel ja hommikul ärkan üles jälle, mida ma tegema pean. Et selline orav rattas kogu aeg kuskile jooksmine, kuskile põgenemine, et no ma ei tea selles. Et muidugi ma ütlengi, et inimesed on erinevad ja väljakutsed ja mida iganes on erinevad. Aga noh, minu jaoks on kindlasti see täna küsimus tasakaalus. Et nii kui ma lähen tasakaalust välja, siis on see, et no tegelikult ei õnnestu asjad. Et ma ei suuda normaalselt nagu tööd teha, et kui ma olen stressis, on ju, et jah, stress võib olla, et selline kogu aeg mingi väljakutse ja see, aga see, et ma olen lihtsalt nagu hommikust õhtuni kogu aeg nagu stressis, no siis tegelikult nagu noh, ma ei tea. Mind lihtsalt pani ka see mõtlema, et noh, läks meelest ära. Sa rääkisid sellest, oota ma korra mõtlen. See öeldakse, et kui läheb meelest ära, siis tahtsid valetada. Ja mis veel ma olen märganud seda, et läheb meelest ära, siis tuleb endale öelda, et mul on väga hea mälu, mul tuleb meelde. Ja ma olen seda hakanud kordama. Ja mul tuleb meelde, lähme edasi, ma tulen teie küsimuse tagasi. Ma võtan enne, kui lähme surfi teemade juurde, võtan siia ette kingituste teema ka. Mul on kingitused ka sulle. Kingitused? Igale saatekülalisele on kingitused ka. Ai, väga äge. Kingitused meeldivad? Muidugi meeldivad. Uut surfilauda mul sul ei ole. Oleks vaid nii lihtne. Mul on neid surfilaudasid on. Aga mul on sulle 2 kotti. Üks neist on Contamo raamatutega. Sinuga vaata vestasime ka too hetk mingi aeg sellest magneesiumi tootest. Ja mäletan. Sa ei olnud veel proovinud. Sa tänaseni ei ole vist proovinud. Ei ole. Ma magneesiumi tarbin igapäevaselt, aga ei, ma ei ole. Et nende poolt on siis 3 raamatut. See on üleüldine magneesiumi raamat, Kilpneme raamat ja Naise tervise raamat. Kõik väga huvitavad, väga hästi kirjutatud. No väga hea. Ja siia kõrvale tegelikult siin kotis sulle Contamo poolt ka väike pipett. Mitte siis niisama õhu lutsimiseks, vaid ikkagi proovimiseks seda magneesiumit ka. Et sa saaksid ära katsetada ja näha, mis siis see sulle teeb. Ja kui kedagi huvitab kuulajatest, vaatajatest, siis podcast sooduskood annab sulle contamo.ee -8% soodustust. Ühtlasi on sul veel tegelikult 2 million mindseti raamatut. Kui sa need nüüd korra kätte võtad, siis sa võid neid lugeda. Kodus hakata lappama, ma ei tea, kas olemas on, ei ole. Aga see tundus sükke, et äkki võiks sul siin kõnetada. Ja kui keegi tahab endale miljoni raamatit saada, siis million.ee ja Kris Kala sooduskood annab -10%. Ja tegelikult täiesti lõpus seal kotis, parempool kotis, väike asi, mis teeb autosse rippuma, see on Ruth Terrase brändi poolt eeterlikel õlidel käsitööne valminud siis autolõhnastaja. Nii et mulle hullult need meeldivad, mul endal autos ripuvad need kogu aeg. Ja pane rippuma, kui vähegi tunned, et oled eeterlike õlide fänn. Aitäh sulle. Ja need ei pea siin laual olema, võid tõsta üldse julgelt maha. Et need tulevad kingikotiga, siis mul oleks muidu nadi neid siin niisama ükshaaval sulle lauale noppida. Aga ja kui keegi tahab Ruth Terrase tooteid saada, siis loomulikult ruthterras.eu on see lehekülg, kus saab neid tooteid kätte ja tegelikult on Ruthil või Kristenil, kes on brändi looja, on tegelikult siuke märksõna ka, kui sa kirjutad ostukorvis märkuste lahtrisse Kris Kala, siis sa saad väikse üllatuskingituse kaasa ostukorvi. Vot, aga tuleme sinu surfi kujunemise juurde. Ja kui ma sind praegu siin vaatan, ma olen siin kirja pannud ka, et ühtepidi Eestis ei ole väga, vähemalt mina ütlen ausalt, kui keegi ütleb mulle, et ma olen Eestis surfar, siis mul on see, et aga kus sa siin surfad, sest Pirital ei näe kedagi. Väga harva, kui mõned lohesurfarid seal midagi teevad, aga niimoodi surfamas nagu Austraalias selle lihtsalt lauaga, sihukest asja Eestis väga nagu ei kohta, vähemalt mitte Pirital.
ja kui ma vaatan sind, sa ei näe ka klassikaline surfaja välja, onju. Ma ootaks ikkagi mingit rege rasta, mingid mm, värgid onju, tätoveeringud kuskil võib-olla need isegi on, ma ei tea, onju. Et aga hakka nagu rääkima seda lugu, et kuidas see surf üldse sinuni jõudis ja miks ta sind sellisel viisil kõnetas ja kuidas see kõik on tänaseks välja kujunenud sellest, kus sa täna oled 20 aastat hiljem. okei, lähme siis algusesse tagasi. Lähme rännakule. Et jaa, ma olin, selles mõttes ma olen lapsepõlvest saati tegelikult spordiga seotud olnud, et mul on kogu aeg, kuidagi kogu aeg on meeldinud õues midagi teha Mhm. ja erinevaid spordialasid proovida, et tegelikult kunagi jah, ma koolis juba tegelikult kehalise kasvatuse õpetaja kogu aeg igale poole suunas mind. Olid need mingid jooksuvõistlused või mida iganes, olid need mingi, no ühesõnaga kergejõustikuga seotud. Said see vend, et tule päästetiim. No põhimõtteliselt küll, et kogu aeg ma igal pool kedagi esindasin ja kooli ma esindasin, et aga siis edasi kuidagi see talveteema mind väga kõnetas ja mulle meeldis suusatada. Mhm. Ma juba väikse poisina, 3-4-aastaselt juba vaikselt suusatasin ja siis ma mäletan, ma ei tea, kui vana ma olin, 6-7, mida iganes, olid olümpiamängud, siis olid Kundesvaan oli ja Torni Muugren ja sellised mehed olid. Siis vaatasin seda võistlust ja siis mõtlesin, ei, ma lähen nüüd suusatama. Ütlesin naabripoisile, et nii, võta nüüd suusad välja ja lähme suusatama, siis tegime ümber maja, ajasin suuskadega suusajälje sisse ja siis naabripoiss tuli mulle järgi ja nii me suusatasime. Ja siis üks hetk olin ma ja siis oli veel see, et kuna ma elasin Männiku külas, siis seal oli lasketiir oli sealsamas ja siis ma käisin seal kogu aeg, käisin erinevatest relvadest laskmas, alguses õhupüssiga, siis juba sportpüssiga, sportpüstoliga ja siis Nõmme spordikoolis käisid laskesuusatajad käisid seal trenni tegemas. Mhm. Ja siis oli kunagi selline treener nagu Tiit Pääsuke. Ja siis ta vaatas, et mingi poiss seal jookseb ringi, see olin mina. Et küsis, et poiss, oskad sa püssi lasta? Ma ütlesin, et jah, muidugi oskan. Et ma oskan, Terve elu lasknud. et ma võin ükskõik millega lasta, onju. Küsis, et kas sa suusatada ka oskad? Ma ütlesin, et oskan küll, et käin kogu aeg suusatamas. No väga hea, et siis pane asjad kokku ja siis tule esmaspäeva hommikul, tule siia tiiru juurde ja siis sõidame Haanjasse suusalaagrisse. Ma ütlesin, no okei, et miks mitte. Et ja siis nii põhimõtteliselt sai must laskesuusataja. Ja jah, edasi ma juba 8. klassis läksin ma Otepää suusakooli ehk siis Eesti Spordigümnaasiumisse, Otepää filiaali. Kuni 12. klassini siis olin seal. Et jah, see nooruspõlv siis põhimõtteliselt ma seda laskesuusatamist tegin mingi 10 aastat või rohkem isegi. Et jah, kuni siis ülikooli põhimõtteliselt teise kursuseni, et kui gümnaasium sai läbi, noh, selles mõttes kõik oli nii-öelda kooli poolt, et treenimisvõimalused, siis elamine, kõik söök, et selles mõttes, et kõik oli ilusti nagu sätitud, et lihtsalt ise pidid mees olema ja korralikult trenni tegema ja loomulikult võimalikult hästi siis esinema võistlustel. Seda ka ma suutsin teha. Aga siis, kui kool sai läbi, siis pidin Tallinnasse tagasi tulema, et siis oligi selline koht, et okei, nüüd, mis nüüd ülikool, okei, kuidas ma siis nüüd trenni teen, mida ma siis nüüd nagu edasi teen, et siis ma üritasin küll jätkata selle tippspordiga, aga teise ülikooli teise aasta alguseks põhimõtteliselt olin ma nagu valiku ees, et vist, et mis ma siis nüüd teen, et kas ma siis nüüd jätkan seda tippsporti või siis tuleb nagu muu elu peale. Ja tegelikult see muu elu tuli peale, et siis tegin lõpparve nii-öelda selle tippspordiga ja siis oli see, et 5 aastat või 4 aastat kuskil.
noh, ma tegin sporti, selles mõttes käisin koolis, aga mul ei olnud mingit konkreetset spordiala sellist, et mis mind nagu väga nagu tõmbas. Aga kuna ma olin seda tippsporti nagu nii kaua teinud, siis tegelikult ma tundsin, et mul on mingit aseainet vaja ja siis kuidagi see surf jõudis minuni ja just see lohesurf. Ja siis oligi 2005 ma avastasin selle loesurfi ja nüüd ongi see, et nüüd on need 20 aastat mööda läinud. Inimestele, kes ei tea, mis on lohesurf, võib-olla lühidalt selgita ära. No lohesurf on selline asi, et ma arvan, enamus inimesed on tuulelohet lennutanud. Oled sa lennutanud? Väiksena, lapsena kunagi. No väga hea, siis põhimõtteliselt siis oledki juba lohesurfar valmis. Et tegelikult, kui sa seda, et samamoodi nagu tuulelohe lendab, et samamoodi lendab ka surfilohe. Et lihtsalt see surfilohe on natuke suurem ja tänu sellele, et ta on suurem, ta on rohkem pinda ja järelikult on rohkem jõudu. Aga põhimõte on täpselt sama. Et tuul puhub ikka samamoodi ja lohe, on see siis surfilohe või on see tuulelohe, need lendavad täpselt nagu samamoodi. Aga ta on su rakmetega sinu ümber? Jaa, trapets on ümber kere ja siis jah, tegelikult, et kogu see nii-öelda jõud, mis rakendub, see rakendub siis trapetsisse sinu kehakaalu. Ja siis ongi, selles mõttes, et oled laual? Jah, sul on vaja lohesurfilauda ja siis ongi, tuult on vaja ja vett on vaja, selles mõttes. Ja saadki, et selles mõttes, et Eestis jah, nagu sa mainisid, et siin nagu päris surfareid, lainesurfareid nagu väga ei ole. Jah, neid on, aga ütleme nii, et Eesti tingimused ei ole sobivad, sest et Eestis on see, siin Läänemeres on see, et lained ainult siis, kui on tuul. Ja tuult peab olema piisavalt, et üldse lained tekiksid ja selleks, et nad üldse kuskil tekivad, selleks peavad olema teatud kohad. Et jah, lainesurfi Eestis harrastada saab, aga ütleme nii, et neid sõidupäevi nagu liiga palju ei ole, et see nagu iga päev ei saa surfata. Õnneks on Eestis, kuna sellist külma ja halba ilma on nagu väga palju, siis sellega kaasneb alati tuul. Ja kui tuul on olemas, siis selles mõttes lohesurfali nagu sellest piisab. Vahet ei ole, kas on sul laine või ei ole lainet. Et kui sul mingi veekogu on olemas, parem oleks, kui on meri. Aga seal on põhimõtteliselt, ma olen näinud, eks ole, aga ma ise sõitnud pole, aga seal põhimõtteliselt liiguta ainult siis nagu ühe poolt külgi pidi mööda merd. Külg suunas, jah. Selles mõttes, et vastavalt sellele, kus suunas tuul puhub, vastavalt sellele sa liigud risti tuule suunaga. Et hea on valida jah selline koht, kus on ikkagi meretuul, et siis ükskõik mis ka juhtuks, et siis alati tuul ja lohe toovad sind kaldale. Et maatuulega ma ei soovita jah surfama minna, et kui midagi juhtub, siis saad võib-olla Soome siis, kui siit põhjarannikelt lähed. Okei, aga tuleks võib-olla selle juurde korra, et kui me tuleme surfamise juurde tegelikult ka põhjalikuma tagasi varsti veel, aga ma tahaks just seda poolt puudutada ka, kui inimene korra mõtleb, et okei, päris põnev, et sina oled täna siis Eestis üks vähestest või üks nendest inimestest, kelle poole peaks siis nagu pöörduma, kui nüüd tekib huvi lohesurfi hakata harrastama. Ei, kindlasti mitte, et lohesurfi instruktorid ja treenerid on Eestis küll rohkemgi. Et ma olen üks paljudest. Et ei, selles mõttes, et jah, minu juurde võib muidugi pöörduda, et selles mõttes, et hea meelega võtan õpilasi vastu, aga ei, selles mõttes, et neid on üle Eesti. Aga kus nad kirjutada võiks, kus nad saavad rohkem infot lugeda selle kohta, mis see täpsemalt tähendab, mis varustus vaja, mis mu pühendumus on, mis see kõik asi maksab, mis see aega võtab ja nii edasi? No selles mõttes, et kodulehelt ikka, et selles mõttes, et ma olen guugeldades, et selles mõttes, et aga hõike välja ka, mis sul see kodukas? Jaa, minu koduleht on siis surfmaster.ee. Et sealt saab siis infot kõigi koolituste kohta, laagrite kohta, mida iganes, et ma teen erinevas formaadis erinevaid üritusi ja koolitusi. Et see ei ole ainult lohesurf. Et ma tegelikult, kuna ma 20 aastat surfanud, siis tegelikult ma olen rohkem või vähem
erinevate surfialadega niikuinii kokku puutunud. Ampluaa on lai lihtsalt. Jaa, ampluaa on lai, aga jah, et selles mõttes, et vastavalt sellele, kuidas need olud on, ilmastikutingimused, siis on see, et ühte või teist surfiala saab natuke rohkem või vähem harrastada, et siis lohesurf on, ta on lihtsalt nagu atraktiivsem, et selles mõttes ta kuidagi nagu tõmbab inimesi nagu rohkem. Me olime enne lapse sündi, ehk siis nüüd juba varsti 6 aastat tagasi Tarifal. Ja siis seal nägime, kuidas, oi, kui palju neid lohesurfareid seal oli, nagu ikka retsilt. Tean. Ja siis me parkisime enda väikse mahtuniversauto kõikide nende kämpervännide ja karavanide vahel, terve rida nagu täis pargitud mõlemalt poolt, enne see ranna ääres. Inimesed elavad seal ja me veetsime aastavahetusel ja nägime iga päev, kuidas surfasid ja naisel tekkis tohutu huvi. Seda ma tahaks proovida. Aga me tol hetkel ei proovinud, kuidagi ei saanud aru ka, kas seal nagu sai või ei saanud kuidagi, vist keegi pakkus ka midagi, aga me ei süvenud, aga see pakkus tohutu huvi, et tundus sükke nagu täitsa tehtav asi olevat. Just nagu ka jõu mõttes, vaata, muidu räägitakse, teatav spordialad muidu nagu eeldavad võib-olla mingit üldfüüsilist nagu ettevalmistust või mingisugust, ma ei tea, soodumust geneetiliselt ja a la kulturism on. Sa pead ikkagi lavale minna, klassikaliselt kulturismis sul ikka võiks mingi geneetiline soodumus olla, mina nagu täna sinna ei lähe. Et aga see surf tundub olevat selline nagu laiem ja võib-olla isegi lihtsama koelisem nagu treeningvaldkond või spordivaldkond, kuhu sisse minna, kus iga keharaskusega inimene või vastavalt oma keha kompositsioonil on tegelikult võimeline tulema mingis tasandil nagu toime tegelikult. Ja, muidugi, selles ma olen alati õpilastele öelnud, et see rohesurf, see ei ole mingi raketiteadus, et selles mõttes tegelikult iga inimene võib selle rahulikult omandada, et lihtsalt on see, et mõnel läheb lihtsalt rohkem aega, mõnel vähem, et tegelikult on see, et see pühendame selle. Et jah, et kui sa tuled nagu selle teadmisega, et ma pean nüüd nagu esimene päev kohe lohesurfariks saada, siis okei, stopp, et päris nii see ei käi, et võib-olla jah, et jooksjaks sa võid, jah, jooksmise sa võid 1 päevaga ära õppida, nii-öelda need algtõed, aga lohesurfis jah, ta natuke nõuab natuke rohkem, aga tegelikult ei, ma olen isegi iseloomustanud seda nagu tugitoolisporti, et tegelikult kuna see trapets on ümber, siis käed on sul lohe juhtimiseks ja tegelikult ongi see, et istud nagu tugitoolis, ehk siis nagu istud trapetsis ja ongi laud on all ja siis muudkui sõidad. Et jah, füüsiliselt ta ikka nõuab, aga pigem on see, et no vett ei tohi karta, et sellest, et kuna ta on ikka veeline tegevus, et siis veega võiks nagu sõber olla, aga muu kõik on täiesti õpitav. Minu suurim hirm vist on olnud see, et ei suuda kontrollida ja ma lendan minema sealt sellega. Ei, keegi pole ära lennanud, kõik on alla tulnud. Nagu kajakas võtta mingi väikse koerak kaasa. No muidugi, ikka võib juhtuda. Okei, me tuleme surfile tagasi, sest tegelikult sul on tulemas ka surfi eraldi see laager, mida tegelikult tahaks ka rääkida, sest et mul on tunne, et inimestele võib täitsa suvi pakkuda, kuna hooaeg on ka selline, meil hakkab ka Eestis siin suvi vaikselt ja inimesed on juba vaikselt selles meeleolus ka võib-olla, et tahab midagi uut ja ägeda proovida, siis selle juurde tuleme kohe tagasi ka. Aga ma korra peatus ka sellisel huvitav asjal, et sa oled päris palju maailmas reisinud, elus reisinud. Sa elad kõvasti nagu sellist seljakoti ränduri elu, nagu mina elasin kängurumaal 2 aastat oma naisega. Me küll seljakotiga rändasime autos, aga sellega poolest, et terve Austraalia peaaegu mingi ühe ranniku rändasime läbi, et räägi võib-olla enda sellest seiklushimust ja soovist ka, et mis see elu seljakotis on sulle toonud ja mis sa oled sealt võib-olla endaga kaasa võtnud? No kui ma 2005 alustasin surfiga, et siis tegelikult see oli selline väga elu muutev igatepidi minu jaoks. Ja kuna surfile see on selline kohane, et okei, sa siin Eestis võid surfata, aga tegelikult on see, et on ju palju ägedamaid kohti ja suvemaid kohti ja palju paremad tuuled kuskil puhuvad. Ja siis 2006 sügisel oli minu esimene surfireis oligi Tarifale. Ja see lihtsalt, see on siiamaani meeles, kõik need lõhnad ja kõik need hääled ja kõik see tuul ja siis lihtsalt oli see, et kui ma seal ära käisin, siis oli see, et ma millegile muule enam ei mõelnud, kui lihtsalt Tarifale et saaks jälle kuskile soojale maale minna, saaks kuskile surfama minna. Et tegelikult jaa, peale seda, tegelikult see mõte oli kogu aeg ainult see, et saaks minna, et jah,
ma selles mõttes ma olin palgatööl, ma selles mõttes, et tegin tööd 8-5, aga tegelikult see taustalt kogu aeg see mõte oli, et see, et nagu tegelikult tahaks reisima minna, tahaks surfata, tahaks nagu päriselt elada. Ja siis 2009 sügisel siis otsustasin, et nii, nüüd ma tulen töölt ära. Et nüüd ma tahan midagi muud teha. Ja tulingi ära, selles mõttes, et pakkisin asjad ja 6 kuuks Filipiinide Boracay saarele, et ja noh, peale seda oli see, et nagu väga raske on uuesti nii-öelda sinna ette määratud või mis see ühiskond või normi sisse norm on see, et sa nüüd pead uuesti tegema seda ja seda, et siis oli juba see, et noh, see muutus oli toimunud, et nii on jah. Mulle tundub, et see ongi, seal on nagu kahtepidi inimesi, mulle tundub, et ühed inimesed on need, kes ongi nii-öelda suudavad elada selle mõtte ja selle suhtumisega, et see palgatöö on üks peamisi asju, millele ma elus oma aega panustan ja siis sa kõrvalt püüan siis tegeleda hobidega, võib-olla reisimistega. Ja siis mulle tundub, et teine segment on inimesi, kes on nagu sina, mina ja mu elukaaslane ja neid on veel rohkem samamoodi palju ümber, kes tegelikult tunnevad, et kurat, ma tahaks nagu täiesti teistmoodi nagu elada. Ja see tee sisse rajamine sellele teistmoodi elamisele ongi teinekord hirmutavate ja tundmatu, nagu see sinu algul tsitaat ka mainis seda ja ütles, et kuidas nagu sellesse suhtuda ja tihtipeale on see, kus ikkagi selle maitse kätte saad, et on selline vabaduspõhine nagu elu ja oma aja boss nii-öelda justkui, siis ei ole lihtne tagasi minna sinna sellesse tugevasse rutiini või mingisse süsteemi või struktuuri. Jaa, ei muidugi, mul on samamoodi need samad hirmud nagu kõigil on, et ega ma ei ole mingi erand. Aga lihtsalt mul kogu aeg taustal on kogu aeg see mõte, et noh, kui ma ei proovi, kui ma nüüd nagu ei katseta, et siis ma ei anna seda nagu endale andeks, vaata. Jääd kahetsema. Et jään kahetsema, et lihtsalt ongi see, et mul on kogu aeg see, et mõte ja tegu. Et selles mõttes, kui mul on mingi mõte, siis see tuleb lihtsalt ära teha. Et milleks me siia ilma oleme sündinud, et lihtsalt selleks, et nagu turvaliselt ja nagu vaikselt nagu kuskil teha mingeid asju või siis on see, et tegelikult on see, et nagu kogeme, õpime, areneme, et selles mõttes, et ja mõtlengi, et kui ma ei oleks, ma isegi ei kujuta ette, kui ma ei oleks nagu tookord neid samme teinud, et siis mis elu ma siis nagu praegust elaksin. Et jaa, et selles mõttes, et ega siis elada sellist elu, ega see ei ole nagu lust ja lillepidu, et tulla niimoodi ära, minna kuskile tundmatusse, et nagu, mis saab, on ju, no mis ikka saab, et selles mõttes, ega sa ära ei sure selle. Et pigem ongi see, et kas sa oled, kui sa oled ettevõtlik, vaata, siis pead kogu aeg midagi ette võtma. Seal ei ole varianti. Võta ette nagu tee, on ju, proovi, katseta, on ju. Ja tuleb välja, siis tuleb välja, kui ei tule, siis alati on võimalik ju uuesti ju sinna palgatööle või sinna kontorisse tagasi minna, mida iganes. Aga lihtsalt see mõte, et tegelikult nagu, kui sa tahad midagi teha, siis tuleb teha. Midagi ei ole teha, tuleb teha. Tuleb proovida. Just, see hea lause on see, et midagi ei ole teha, tuleb teha. Mul jäi silma seda sinu saadet kokku pannes ja tutvustust ka lugedes ja luues, et sa oled, mul küsin, ega sul külm ei ole? Ei ole väga hea. Okay. Mul on selles mõttes, sisemine põlemine on siis see, et mul kogu aeg peab olema see, pigem peab olema natuke külm. Mõndele sama. Kodus naised ei luba lihtsalt üldse. Mõte liigub, ei sama, aga siis ongi see, et ma olen oma seal kontoritoas. Hundilaut. Aken on lahti kogu aeg, siis on see, et mõte liigub, et nii kui läheb palavaks, siis on see. Talvel on pool lumehange on toas põrandal. Ei, muidugi, lumehanges meeldib käia. Ja. Et aga tulles selle küsimuse juurde, et sinu vaimsed ja füüsilised katsumused, et sa oled oma elus saanud neid kogeda, me kõik oleme neid saanud kogeda ja need, kes või kogenud ei ole, need saavad neid kogeda, et mulle tundub, et see on nagu paratamatu elu osa, et neid katsumusi elus tuleb ikka jälle ette. Küsimus on, mida me nende katsumuste ja kogemustega siis nagu peale hakkame. Tahad sa äkki tuua välja mingisugused märkimisväärsemad või sellised, mis on sind rohkem mõjutanud
ja millele võib-olla kuulaja mõtleb ka ja kuulab kaasa, mõtleb, et kurat, vaat näed, see Risto on ikka üks kuradi kõva vend raisk. mm. Tahaks ka. No ei tea, ma ei ole mingi kõva vend, et selles mõttes, et jaa, võib-olla minu need kõige suuremad õppetunnid või katsumised on tulnud tegelikult nagu läbi siis füüsilise valu, et ma ei tea, kuna ma igal pool juba väiksena turnisin ja jooksin ja hüppasin, siis see kuidagi siiamaani kuidagi kannab mind ja siis on see, et tahes-tahtmata juhtub igasuguseid õnnetusi ja lihtsalt ongi mul, ma ei tea, no selles mõttes, et juba väiksena kogu aeg ma olin katki ja igast asju nagu juhtus aga lihtsalt on see, et kui sa saad vanemaks, vaata, siis on see, et sa enam ei parane enam nii hästi, et ja ma olen tähele pannud, et peale igat mingisugust õnnetust see, et nagu kui ma midagi juhtunud, siis on toimunud nagu muutus minu elus. Et võib-olla viimane tõsine õnnetus, nagu päris nagu tõsine õnnetus oli 2022, et kui ma kukkusin mõlemad oma kannaluud täiesti kildudeks, et lihtsalt ongi see, et eelmine päev lihtsalt oled suusarajal ja tunned ennast nagu ülihästi, et nagu noh, selline tunne, et noh, et siit nagu paremaks minna ei saa ja siis järgmine päev lihtsalt oled haiglavoodis ja siis kirurg ütleb sulle, et kuule, et ma ei tea, mees, et ma ei tea, kuidas ma sind nagu kokku lapin, et kas sa üldse nagu käima hakkad ja siis ongi see, et okei, lapiti kokku mind ja siis oled kodus, et sa oled ratastoolis, lihtsalt oled ratastoolis. Ja siis noh, lihtsalt ongi see maailm, noh, see varises nagu kokku. Lisaks sellele tööalaselt ka jah, juhtus põhimõtteliselt selline asi, et ma tegelikult nagu kaotasin nagu päris nagu kõik. No ei saa ju teha, vaata, kui see on seotud sinu füüsilise kohas olemisega. Ja noh, see sinna juurde veel, et siis oli küll niimoodi, et siis mõtled nagu okei, et nagu kuidas ma nagu siit nüüd nagu välja tulen. Elukaaslane veel ootas last, 2-3 kuud oli jäänud veel ja siis oligi see, et mul ei ole tööd, mul ei ole midagi. Täis laks nii-öelda. Ja siis selles mõttes, et ratastoolis ka veel on ju, siis noh, see oli nagu päris nagu karm. Aga kuidas sa puruks kukkusid üldse või mismoodi see nagu juhtus? Noh, kukkusin selles mõttes, kukkusin katuselt, kukkusin alla ja nii õnnetult, et noh, elus juhtub igasuguseid asju, et ega ennegi on minuga juhtunud, aga lihtsalt võib-olla see on selles mõttes nagu selline tõsisem. Et noh, täna, noh, muidugi ma sain käima, kõik oli nagu väga hästi, et selles mõttes ma mentaalselt ja vaimselt ka ilusti nagu paranesin, mitte küll kohe selles mõttes, et noh, see on olnud ikkagi nagu väga pikk protsess on ja noh, lisaks sellele, noh, kuigi ma käin ja kõike surfan ja kõike teen, siis tegelikult ma teen seda täna nagu läbi päris suure valu. Et lihtsalt noh, lihtsalt see õnnetus oli nagu nii tõsine, et lihtsalt ma ei ole paranenud sellest, et ma tegelikult käisin 3 kuud tagasi, käisin nüüd järeloperatsioonil, et mul parem jalg opereeriti uuesti, et ma nüüd tegelikult taastun sellest, et loodetavasti kõik läheb hästi, et saan selle parema jala kõigepealt korda ja kui see operatsioon nüüd toimis, siis tuleb mul veel üks katsumus, siis tuleb vasak jalg samamoodi teha, et ühesõnaga see on jällegi see protsess või teekond on ju, mida noh, see on nagu paratamatus, aga noh, et tagasi vaadates tegelikult on see, et nagu vahet ei ole, vaata, mis meiega nagu juhtub elus, et jällegi, et tuleb edasi elada, tuleb kohaneda sellega ja saad oma õppetunnid kätte ja õpid ja liigud edasi. Et tagantjärgi mõeldes ütleme nii, et kui seda õnnetust poleks juhtunud, siis oleks elu hoopis teistmoodi olnud. Et ma arvan, et selles mõttes, et noh, võib-olla nagu selline
kohatu öelda, et väga hea, et nii läks. Mhm. Et kui poleks nii läinud, siis tõenäoliselt oleks, ma ei oleks nagu täna selles kohas, kus ma praegust olen. Et mida iganes, mis õppetunnid meil on need füüsilised, on need vaimsed aga meil on neid vaja, kindlasti neid on vaja, selles mõttes, sest et vastasel juhul me ei õpi. Mhm. Et ikkagi see, et kui sa oled selles mugavustsoonis, komfortzoonis, noh, siis on see, et noh, mõnus ju, chill ju. Et tegelikult on see, et õpid ikkagi siis, kui on ebamugav, kui on valus. Sealt sa õpid kõige rohkem. ja mul tuleb endal lihtsalt see üldse hästi huvitav, et kui et siuksed sündmused või füüsilised, sinu puhul siis need vigastused on toonud nagu suuri elumuutuseid, siis ma mõtlen enda peale, mul on olnud ka mingid üksikud sellised kogemused, üks neist oli sihuke vaimse nagu poole pealt, ütleme, läbimurre, onju, et kui esimene tõsine selline nooruslik suhe purunes, siis südamevalust kirjutasin raamatu ja see kirjanik onju, et poleks seda juhtunud, ma ilmselt ei olekski raamatut üldse kirjutanud, täna nüüd on 3 ja 4 on võib-olla siin mõne aasta jooksul tulemas. No vot siis. Et igal asjal on nagu see oma pool onju, et igas heas on midagi halba, igas halvas on midagi head, kui me oskame nagu seda silda nagu vaadata. ja mul endal Austraalias kujutad ette, et sa lähed nagu noore inimese 21-aastasena, 22-aastase Austraaliasse naisega võõrasse riiki ja sul mõlemal aastal ehk siis nii-öelda mõlemal sellel Austraalia 5 aastal juhtub üks õnnetus, mis lõpeb operatsiooniga. ja siis sa mõtledki, et nagu mida kuradi, et mida see elu nagu tahab öelda, mul oli alguses oli songaoperatsioon. ja siis teine opp oli mul selline, et ma kukkusin batuudikeskuses endal vasaku käe kämblaluu ehk siis need 3 risti põikise peopese pealt jooksvat luud kukkusin pooleks. Need kukkusid näpud nagu peopessa lühemaks batuudil. Noh, inertsiga läks vastu, lõi tükkideks. Ja siis olin kipsis ja siis öeldi mulle, et inimene opp teha. Ja mul ei olnud kindlustust tol hetkel enam. Ja siis raha ei tahtnud see alla panna 10 tonni. Säästad ära pannud, siis öeldi, et me aretame sulle välja kipsi ja loodame, et sa siis nagu suudad neid kinni hoida näppe. Ja siis mina ühe hetkel öösel tegin läbi une kipsiga mingisuguse siukse liigutuse ja läks paigast ära ja täna on deformatsioon enne käele, need üks nukk on vaata seespool enne, allpool. Aga mis ma tahan öelda sellega on see, et tänu sellele käele, et ma ei saanud peaaegu 4 kuud vist või ütleme peaaegu 3 kuud vist teha oli niimoodi, ma ei saanud farmi tööd teha, näidegi üksi tööd seal. Ma kirjutasin oma teise raamatu Austraalias, sest mul ei olnud muud valikut, mul ei olnud midagi teha. Et see on nii huvitav, kuidas teinekord asjad, mis juhtuvad alati millegi hüvanguks, aga mul on tunne ka see, et sa pead ise oskama nagu mitte ainult näha, vaid ka seda, võib-olla ongi seda võimalust nagu märgata, et aga äkki see aeg on praegu selleks, et teha nüüd või tegeleda sellega. Et muidu ma lihtsalt kukun võib-olla depressiooni, sinna masendusse on ärevusse, siis ma lihtsalt logelen ja olen kuskil diivani mingisugune see, mis kuradi on, need lamatised tekivad, et olen diivani lamatis nii-öelda. Et kui sa päriselt suudad nagu perspektiivikad vaadata, et okei, mis saa praegu teha tööd, aga kurat, mul on see projekt all pooleli ja ma tegelikult ühe käega saan seda teha või ma saan midagi muud teha. Davai, teeme ära selle. Ei, ma olen nõus, selles mõttes, et noh, mõtlengi, et see sportlasena on see, et kõik need vigastused, mis on, et mõtlen, täna on selline füsioteraapia on, ma arvan, minu selline teine nagu kirjutis, lihtsalt kui sa oled nii palju nagu puruks kukkud igatepidi, siis noh, tahes-tahtmata sa pead kogu aeg noh, et vigastused paraneda, sa pead füsioteraapiaga tegelema, nii. Et siis selles mõttes, et jaa, iga kord, kui mingi õnnetus on, siis ma juba tean, vaata, et see on see, et ma ei jää kuskile diivanile pikutama, vaid ma teen trenni, et noh, mul ongi, täna on see, et hommikul tõusen üles, on kõhu täis, kohe lähen õue, hakkan oma harjutusi tegema, teen oma jalgadele harjutusi, on ju. Õhtul samamoodi, enne kui magama lähen, jälle teen harjutusi, selles mõttes, et kogu aeg teen harjutusi, selles mõttes, et ja siis, kui ma ratast olin, see on samamoodi, selles mõttes, et ma olen nüüd püüdnud selliseid kõiki neid tegevusi nagu mõtestada enda jaoks, et jah, ma ei saa jooksma minna, ma ei saa veel mingeid asju teha, aga vahet ei ole, ma saan midagi muud teha selles mõttes, et ma saan rattaga sõita, ma saan, ma ei tea, ujuda, ma saan surfata, et selles mõttes, et ma saan kõike teha.
et lihtsalt ongi see, et sa pead kohanema, et see, et mitte see, et nagu ei saa, vaid tegelikult on see, et saab küll. Et lihtsalt on küsimus, kuidas. Ja võib-olla jah, nagu komöödiliselt öelda, kui ma mõtlen, et nüüd, kui ma ei tea, kui jälle mingisugune õnnetus peaks nagu juhtuma, et siis on see, et nagu ma tean jälle, et nagu see on jälle võimalus, vaata. Mul on võimalus midagi õppida, ma ei tea, lugeda hästi palju, arendada ennast, et jah, et muidugi ma ei tõmba neid õnnetusi endaga kaasa, aga lihtsalt on see, et täna ma olen nagu väga teadlik, et kui midagi juhtub, et noh, kui oligi see, et ma läksin selle plaanilisele operatsioonile, siis tegelikult nii kui ma seal ärkamistoas ärkasin, alakeha veel ei tundnud, siis tegelikult oli mul juba raamat käes, on ju, ma juba lugesin raamatut, sest et see oli kõik teadlik valik, et selles mõttes ma teadsin, et ma kasutan nüüd seda aega, kus ma nagu reaalselt ei saa õues olla, sporti teha, mida iganes, et ma kasutan seda õppimiseks, arendamiseks. Et jah, nii ongi, et tegelikult noh, kõik ongi meie endas endis kinni, vaata, et nagu kuidas me, kuidas me, kuidas me mõtleme või mida me üldse nagu, mida me teeme. Ma poolellega tahtsingi tegelikult sinna jõuda ka see nagu tragikomöödia jutt, et mõne ilmselt kipuvad olema mustrid sellised, et siis võib-olla peaks hakkama vaatama, et kui tahad elu muutus, siis peaks midagi ära lõhkuma endale, et siis saaks selle uue fookuse ja uue perspektiivi, et muidu ei näe seda. Põhimõtteliselt küll, jah. Või siis on see, et elu tahab öelda sulle, et kuule Risto, et on aeg hakata füsioterapeudiks, et see on uus valdkond, millega tegeleda. Jah, et kui midagi juhtub, siis hüppa katuselt alla. Murra ära midagi, siis sa tegeled endaga. No jah, selles mõttes, et ei tea selles mõttes. Ei no ei teagi just, aga see paneb nagu mõtte, mul endale samamoodi mingite asjadega, et on teatud tsüklid, mis juhtuvad 3-4 aastaga kogu aeg, siis ma juba tean eos ette, et okei, täna 4 aasta tiksub täis, siit on tõenäoliselt on siin midagi tulemas, sest viimased 10 aastat on olnud tsüklite kaupa. Vaat siis on juba see, et sa tõmbad juba seda, et pigem muuda seda mõttemustrit, vaata, et selles mõttes, et muidu, ei, ma pigem ei, et ma kogu aeg mõtlen ikkagi see, et täna ongi see, et ma üritan seda keha hoida korras, et selles mõttes, et kui mul keha toimib, selles mõttes, et siis, et noh, terves kehas terve vaim on, et kui keha töötab ilusti, siis on see, et siis tegelikult vaim ka töötab, on. Et täna ma näen pigem nagu vaeva nagu kehaga, et selles mõttes, et ongi see, et lihtsalt ma ei tea, noh, tõenäoliselt ma olen kulutanud ennast nagu nii palju, et noh, tippsportlasena, et lihtsalt on see, et hakkad vaikselt nagu, noh, need jupid hakkavad ära kuluma. Aga ei, selles mõttes, et jällegi tuleb kohandada neid tegevusi, mida iganes on ju, noh, surfis samamoodi, et noh, ma ei saa päris nagu hullu panna. Rahulikult, vaata, et selles mõttes, et ei pea nagu tegema kõike nagu kaaspõhjas, et sa lihtsalt tead, et noh, kui jällegi eksid midagi, siis tõenäoliselt jälle oled haiglavoodis. Et nii on, jah. Aga tuleme, hüppame siit, ma hakkan hüppama nüüd natukene, ma tahan sinuga muuta kava, aga ma tahaks hüpata niimoodi, et tuleks siia surfi juurde tagasi, vahepeal võtaks natuke muid teemasid ka sisse siit ja siis jälle puudutaks surfi. Võtame selle, et Surfmaster, sa rääkisid sellest alguses ka, et sul on surfmaster.ee on see leht, kus saab lugeda juurde ja sinuga ühendust võtta, aga sa oled loonud reaalse liikumise Surfmaster, millega on tegemist siis, no ma saan aru, et on põhimõtteliselt surfikool, surfikogukond. Aga ta erineb teistest, mille poolest? Räägi, mis see Surfmaster on, mis sa teed seal, mis sa kodukalt leida saab ja jõuame siis otsaga kuidagi sinnamaani ka, et mis on see ees olev surfilaager, mis sul tegelikult on siin maikuus tulemas? No Surfmaster, tegelikult kui ma nüüd 2005 alustasin selle laesurfiga, siis kuna ma ülikoolis õppisin õpetajaks kehakultuuri, siis kuidagi selline juhendamine ja õpetamine on kuidagi läbi minu elu lihtsalt käinud minuga kaasas, et kuna ma juba lapsena käisin erinevates spordilaagrites, siis kogu aeg selline treeneri või õpetaja nagu eeskuju, et siis noh, tõenäoliselt ongi see, et alateadlikult või teadlikult, vaata kõik, mis meiega nagu lapsena või noorena toimub, et see kuidagi saadab meid. Hääl, aga vali on hea karjuda. Jah, et see on sellepärast, et siis et kui sa oled mere peal, vaata, siis on see, õpilastel on vaja midagi öelda, siis tuul puhub, siis lihtsalt on see, et siis pead lihtsalt, noh, sa pead lihtsalt väga tugevalt nagu
kommunikeerima. kommunikeerima jah, et ei ole, jah, tänapäeval on tegelikult on need kõrvaklapid ja mikrofon kõik on nagu olemas, et sellepärast, et peab tegelema sellega, et peab tõenäoliselt soetama, et siis lihtsalt noh, ei jaksa enam nii palju karjuda. aga jaa, see Surfmaster jaa, et tegelikult ma selle koolitamisega alustasin juba 2006 ja siis no mõtlesingi, et vaata, kui ma tahan reisida, tahan surfata ja et siis on see, et nagu noh, kuidagi peab nagu raha ka teenima, et siis on see, et siis mõtlesin, et okei, aga siis on ju tore ju teisi ka õpetada. ja siis oligi, et tegelikult mul on kõik rahvusvahelised need loesurfi instruktori paberid olemas, lisaks veel igasuguseid huvitavaid pabereid, aga jah, selles mõttes, et ütleme nii, et ma olen siis nagu tegelikult põhimõtteliselt nagu terve selle aja, kui ma surfiga olen tegelenud, olen ma siis ühtepidi või teistpidi inimesi nagu juhendanud. Et siis suuresti siis nagu surfamises, aga ja siis, kui mul see 2022 see õnnetus juhtus, et siis tegelikult noh, siis oligi see, et toimus see muutus, on ju, ja siis oligi see, et tegelikult ma nagu ei teadnudki, vaata, et mis mast nüüd saab, on ju, et esiteks, kuidas ma paranen sellest vigastusest, teiseks on see, et kuidas ma siis nüüd seda surfi asja nüüd teen ja kas ma üldse saan seda teha. Ja siis ma hakkasin otsima neid võimalusi, helistasin ja üldse, kus teha seda. Sellepärast, et ma tegelikult olin kaotanud kõik. Ja siis helistasin heale sõbrale Rihole, kes on hiidlane. Ta siin elanud poole elu siin Tallinnas ja siis ma ei tea, rääkisime põgusalt ja kuna ta on ka lohesurfar ja siis ütles, et kuule, Risto, aga tead, ma ostsin maa sinna Suureranda, Hiiumaale. Et kuule, mul on siuke plaan, et ma võiksin midagi nagu tegema hakata, et mul on olemas need glamping telgid, on ju, et tahaks mingit majutust pakkuda, aga kuna see on seal mere ääres, et siis äkki mingit surfivärki ka, on ju. Siis ma ütlesin, no okei, et väga tore, on ju. Siis ma olin veel ka, noh, siis ma juba vaikselt kõndisin karkudel, väga valus oli ja siis kargutasin sinna kohale siin Hiiumaale ja siis vaatasin seda, mõtlesin okei, noh, väga tore, on ju. Et noh, see tegelikult ei olnud mitte midagi, see oli nagu mega ilus koht, on ju. Oli vana palkmaja ja kõik rohkem ei olnud midagi. Ja siis ma ei mäleta, see oli mingi aprillikuu. Põhimõtteliselt kohe on hooaega algamas, on ju. Siis mõtlesime, et okei, mis me siis nüüd siis teeme. Istusin maha ja hoidsin kahe käega peast kinni ja siis vaatasin üles niimoodi, et ütlesin okei, jumal või universum, mida iganes, kes sa seal oled nüüd. Et mis ma siis nüüd tegema pean. Ja siis oligi, ma ei tea, tuli see vastus või tuli see tunne, et nagu, aga kuule, et vend, see on võimalus. Et ise tead, kasutad või ei kasuta, on ju. Et tegelikult see on võimalus. Ütlesin okei, tegime õhtul sauna ja ütlesin okei, davai, teeme ära. Ja oligi, järgmine nädal pakkisin oma asjad ja läksin Hiiumaale, hakkasime seda set-up'i seal vaikselt seadistama. Oli vaja ju luua mingid tingimused. Aga no tegelikult mul ei olnud midagi, mul olid haiged jalad, on ju, aga käed töötasid, pea töötas ka, on ju. Mul oli olemas see kogemus, et ma olin ju tegelikult teinud ju väga pikalt seda. Ma olin ju selleks, noh, ma olin kõiki laagreid teinud, kõiki asju nagu olin teinud nagu väga palju. Et tegelikult mul oli ka olemas mingid kliendid ja siis mõtlesin, okei, teeme kodulehe, hakkame peale. Ja oligi, selles mõttes, et sain kodulehe valmis, sain mingid üritused valmis, ehk siis laagrid sain valmis lastele, noortele, täiskasvanutele, mõtlesin, et noh, et mis siia võiks nagu sobida. Ja oligi,
põhimõtteliselt panime info, panin ülesse, saatsin klientidele kirja, et näed, nüüd on niimoodi, et olen Hiiumaal, et teen selliseid asju, et kui teid kõnetab, et siis olete teretulnud, et mina olen olemas, teen seda, mis ma kõige paremini oskan. Kui usaldate, siis mul on väga hea meel, kui osalete selles laagris. Ja selles mõttes läks see õnneks, et tegelikult inimesed registreerusid, tegelikult läks nagu üle ootuste hästi. Noh, see on täiesti uus asi kõik. Ja oligi, kuna mul ei olnud finantsi, mul ei olnud mitte midagi, selles mõttes ma olin põhimõtteliselt täitsa paljas. Et siis oligi see, et nagu kus see varustus saada, kus need kõik asjad, kus ma siis nagu võtan need. Aga õnneks oli see, et kuna ma müüsin neid ette, selles mõttes, et kõiki neid laagreid asju, siis tegelikult tekkis kohe see rahavoog, on ju, ja tänu sellele oli võimalik tegelikult kõike seda varustust osta. Ja tegelikult nagu kõik õnnestus. Ja see varustusvat ei ole ju ühekordne, see on ju No muidugi, palles. et selles mõttes, et noh, See on see on pikaajaline see, investeering. et jah, selles mõttes, kui sa selle otsuse teed, et siis on see, et seda ei saa jah teha, et nüüd teen ühe laagri ja ongi kõik, on ju. Et siis selles mõttes jah, ma juba pidin mõtlema, et näha, et kui ma nüüd alustan nende asjadega, et siis need võiks kesta ja et see võiks olla jätkusuutlik. Ja nii ta läks, et selles mõttes, et suvi läkski, läks siis töö ja nalja ja rõõmu ja kõige muu surfi nagu tähe all ja siis sügise või suve lõpus siis oligi see, et istusime Leoga maha, ütlesime okei, tehtud. Et tegelikult nagu äge, nagu nii äge oli, et selles mõttes, et ja kõik, kes käisid, vaatasid ka niimoodi, et nagu vau. Et see on nagu nii äge koht, see kõik, mis te teete, see on nagu nii äge, vaata. Ja muidugi siis see on nagu küsimust, et siit oli nagu vundament oli loodud, et siit oli nagu väga hea edasi minna ja nüüd ongi, nüüd on nagu nüüd algab siis 4. hooaeg. Et selles mõttes, et iga aastaga on aina paremaks läinud ja nüüd iga aastaga arenenud, õppinud ja nüüd ongi, lähme siis suurte ootustega lähme vastu siis uuele suvele, vaatame, mis universum meile pakub. Ja see on seesama laager, millest tegelikult ma siin mainisin ka enne, mis on tulemas. Sedasama teedki siit samas Hiiumaal. Jaa, neid laagreid on erinevaid, et sa vist pead silmas seda täiskasvanutele mõeldud seda surfi, jooga ja hingamislaagrit. Jaa, et seda me teeme ka nüüd ongi 4. aasta. Et üldse, kuidas ma neid laagreid välja mõtlen, et ma mõtlen selliselt, et lastelaagreid ma vaatan selliselt, ma vaatan oma lastele otsa ja siis on see, et nagu, mis nad teha tahavad, vaata, siis vastavalt sellele teen need tegevused, et tütar on mul kõige staažikam laagris osaleja. Et tütar tahab juba ise neid laagreid korraldada, ütleb, et millal mina võin juba surfilaagrit teha. Ma ütlesin, et ei, palun, et mina astun sammu tagasi, sina astud sammu ette ja palun võta juhtimine üle. Aga see on see järepõlgus hakkab koolitama. Ja see õpetaja ja õpilase järjepidevus, et jah, ma usun täiesti sellesse, et me oleme, et kuna ma selline õpetaja hing on, et siis jah, ma ütlema nii, et ma täna pigem nagu, ma ei õpeta, et pigem ma olen ise täna nagu, olen ise nagu õpilase vormi nagu rollis, et pigem on see, et jah, mul on olemas see kogemus, et pigem olen eeskujuks, oma lastele olen teistele eeskujuks ja pigem ma jagan seda kogemust, et ma jagan kõiki neid õppetunde, mis ma olen elult saanud ja räägin pigem neid lugusid. Ja läbi selle, et ma ei ole pigem see, et ma nüüd tahan hirmsasti õpetada. Ei, ma ei. Et ma ütlen, nagu ma alguses ütlesin, et lapsed õpetavad mind, et mul on nagu teised õpetajad, kes mind õpetavad, et pigem ma olen õpilase rollis, et ma tahan ise õppida kogu aeg, iga päev tahan õppida.
ja ka nüüd tulles tagasi selle surfilaagri juurde, siis oli see, et ma mõtlesin, et okei, nagu lastele teen, noortele teen, et siis võiks täiskasvanutele ka teha midagi. Ja siis mõtlesin, et okei, nii, mis mulle meeldib teha peale surfi, siis mõtlesingi, et okei, et kuna ma nendest katsumustest olen läbi tulnud, siis suuresti läbi siis mediteerimise, läbi hingamise, läbi jooga, läbi selle on ja siis mõtlesin, et aga okei, võib-olla minule lisaks on võib-olla ka inimesi, kes noh, tahavad kogeda midagi uut või samamoodi on kuskil kohas, on ju, et kuidagi läbi tulla nendest nagu, ma ei tea, mida iganes nagu raskematest kohtadest, on ju. Et siis mis need tegevused nagu võiksid olla? Siis mõtlesin, et okei, aga siis ongi see, et ju hingamine on tore, on ju, see jooga on tore, on ju, meditatsioon on tore ja surf on tore, on ju. Et siis tekitasingi tegelikult sellise nagu kombo, on ju. Et ma ei teadnud, kas see nagu toimib või ei toimi, aga ma mõtlesin, vahet ei ole, et nagu mõtlesin, et ta proovib vaata. Ja tegelikult oligi see, et kui ma seda laagrit nagu planeerisin, siis mõtlesin, okei, ma ise, ma olen seda hingamist nüüd teinud, on ju, ma olen joogat teinud, aga ma päris nagu meister veel ei ole, on ju, et surfis tõenäoliselt olen, on ju, et 10 000 tundi on tehtud seda, on ju, isegi rohkem, on ju. Aga ja lisaks sellele, et ma päris nagu kõiki asju ka nagu ise ei jaksa nagu teha, on ju, et siis väga hea sõber Pille Tali, et tema juhuslikult nagu teeb neid asju ja siis ma ütlesin, et helistasin talle, et kuule, mis sa arvad, teeme? Muidugi teeme, Pille ise ka surfab, on ju. Siis oligi see, ütlesin, okei, sina teed seda hingamist, seda joogavärki, mina teen seda surfivärki ja siis vaatame, mis saab. Ja oligi, selles mõttes, et esimene laager, hakkasin vaikselt pihta, mõtlesin, vaatame, mis siis nagu saab, on ju. Muidugi kondikava oli olemas, on ju, programm oli olemas, on ju. Ja siis, kui me selle laagri ära tegime, siis esiteks nagu tehes neid tegevusi, siis tegelikult nagu sa saad ise aru juba, et nagu kui vajalikud need on, et selles mõttes, et just see, et see keha, meele ja kõik see kombo on ju. Ja tehes kõiki neid asju nagu ongi, selles mõttes, et üks asi on see, et lihtsalt nagu mediteerid või teine asi on see, et sa lihtsalt oled nagu tegevuses on ju. Et siis see juba viib neid mõtteid nagu mujal on ju. Et tegelikult jah, see kombo, esiteks see mind ennast kõnetas nii palju, et lihtsalt oligi see laagri lõpus nagu täiesti teine minek oli. Ja samamoodi peegeldasid need kliendid, on ju, et ütlesid, et nagu tõesti, et ma ei oleks uskunud, et okei, sa piltide pealt nagu näed, on ju, et seal mingid surfipildid on, mingid joogapildid on, mingi tekst on ju. On Pille, on Risto, on ju, et ma ei tea, vaatame, mis saab, on ju. Ja tegelikult see, kui nad selle laagri ära tegid, siis laagri lõpus lihtsalt oligi see, et nagu kui tänulikud nagu inimesed olid, on ju, et ütlesid nagu, et ütlen, et nagu siit edasi minna on nagu palju lihtsam, on ju. Et midagi teistmoodi, vaata on see. täiesti teistmoodi, et mõtlengi, et tänapäeval ma arvan, et tegelikult neid igasuguseid laagreid ja mida iganes retriite või ma ei tea, kuidas sa neid kutsud, on nii palju, vaata. Et see on jällegi nagu, see on üks paljudest nagu võimalustest, on ju. Et jällegi, ma teen täna seda, on ju, mulle meeldib see ja väga tore, kui teistel inimestel ka meeldib ja nad tulevad, on ju. Et kuna nüüd läheb 4. aasta ja ma näen, et see on nagu jätkusuutlik, on ju, muidugi ma programmi natukene, kõiki neid tegevusi oleme natuke nagu muutnud, on ju, kohandame, teeme paremaks, on ju. Toome seda värskust sisse, aga üldjoontes see nagu see vundament või baas on nagu jäänud nagu samaks, et see lihtsalt toimib. Ei ole mõtet nagu uut ratast leiutada. ei ole mõtet toimivat asju nagu lõhkuda, kui see tõesti toimib. Nii et üleskutse sulle kuulaja ja vaataja, et kuulajate kohta vaatan helipuldi suunas ja vaatajate suunas vaatan kaamera suunas, et üleskutse, et surfmaster.ee /surfilaager, siia paremasse üles nurka ilmub sulle kohe ka link, kuhu klikata ja tegelikult on Ristole välja pandud ka soodustus, mis on siis Kris ka
täna Mhm. ja sellega saad -10% siis kõikidelt Kõikidelt laagritelt. just, et see, mis me praegust rääkisime, Ja see on kuni 16.05 kehtib pakkumine. jah, teeme nii. Jah, et Sobib. kes on usin, siis kasutab ja kes usin ei ole, siis kasutab võimalust lihtsalt pärast investeerida rohkem. Täpselt nii ongi. Just täpselt nii on ja kohti on ainult kiirematele, et selles mõttes, et see täiskasvanute laager, see on nüüd ainult see suvi Ühe korra. ainult üks kord jah, 13-15 juuni. Aga lastel on rohkem. Ja lastel on rohkem ja isa ja laps laager, vaat see on selline äge. Et see on, neid on nüüd rohkem. Peatame selle korra ka, meil on nüüd siis lastelaager, siis on täiskasvanute laager. Noortelaager. Või noortelaager. Oota, on laste, noorte ja täiskasvanute. Okei, ja nüüd 4. laager on siis isa ja laps. Just, isa ja laps surfilaager. No vot siis oligi see, et nüüd kuidas ma nüüd selleni jõudsin. Et kuna mul on lapsed, vaata, siis on see, et siis mõtlesin, et jällegi okei. Et kuidas ma lastega saaks nagu rohkem koos olla ja mingid tegevusi teha, siis mõtlesin okei, aga siis nagu teeme siis nagu isadele ja lastele ka laagri. Et jällegi mõtlesin välja, et no, mis need tegevused võiksid olla, vaata. Et ja kuna see, et isa ja lapse või laste nagu aega, et selles mõttes, see on aeg, vaata, see on see, et seda on vaja. Ja siis mõtlesin, et okei, et kui ma olen lastega koos, surfan, mida iganes teen, see on nagu põnevaid tegevusi, aga siis ongi, sul on teised isad ja lapsed ka, vaata. Ja panin üles jälle, tegelikult ma esimene aasta ei teinud, teine aasta alustasin sellega. Ma ei teinud isegi mingit reklaami, nagu 0 reklaami. Lihtsalt panin üles, vaatasime, et mis juhtub. Ja juhtus tegelikult see, et see osutus nagu kõige populaarsemaks. Lihtsalt emad suuresti registreerisid oma kaasad koos lastega laagrisse ja oligi. Et no nüüd ongi, selles mõttes eelmine aasta oli meid juba nagu päris palju, et niimoodi, et ma pidin isegi juba niimoodi, et mingi aeg tõmbasin pidurit, et kuule nüüd nagu stopp, et rohkem ei saa, et ma ei handli seda ära, et mul ei ole nii palju varustustki. Et ja nüüd see aasta teeme jälle. Nüüd lihtsalt panin natuke rohkem laagreid. Et vaatame, kuidas läheb, et kas see jätkab samamoodi või siis mitte, ma ei tea. Nii et suve elad sa põhimõtteliselt Hiiumaal? Peaaegu? No peaaegu, selles mõttes, et eks see sõltub, et ma täna üritan nagu aega, ma püüan olla igal pool selles mõttes, et kui on vaja olla Hiiumaal, teha neid asju, siis ma olen Hiiumaal. Kui on vaja olla Tallinnas, et ma tegelikult ikkagi elan Tallinnas, et siis ma olen Tallinnas. Et ei. Aga Tallinnas mingid laagrid teha, siin on ju tegelikult ilusad randasi küll. Ja, muidugi. No ma olen teinud Tallinnas küll, et lihtsalt nüüd ongi see, et see Hiiumaa ja see Viiumaa vibe, see on rohkem nagu selles, et siis see ongi see, et kui sa tahad nagu päriselt elada, päriselt nagu tunda seda surfi ja kõik seda muud, siis ütleme nii, et see Hiiumaa on nagu parim valik. Et siin sa oled ikkagi see, et sa oled Tallinnas. Ja, just ikkagi see sõit sinna veel. Ja, et selles mõttes, et see, siin on nagu Tallinna vibe, vaata, ja Hiiumaal on ikkagi Hiiumaa vibe, et see on ikkagi rohkem nagu selles mõttes, et ikkagi see, et tahad puhata, siis sa pead liikuma võimalikult kaugele kodust. Midagi ei ole teha selles mõttes. Et ma arvan, et kui sa ikkagi, kui su soov on nagu reaalselt puhata ja kogeda midagi muud, siis sa võtad selle teekonna ette ja tuled sinna Hiiumaale. Et laste ja noorte puhul on see, et ma tegelikult saadan bussi järgi, et Tallinnas lapsed bussi peale ja toon sinna ja pärast toon ilusti turvaliselt tagasi, aga jah, isad ja lapsed või täiskasvanud peavad ikkagi ise saama, et kui sa seda 4-tunnist teekonda autoga ja praamiga ei taha ette võtta, et siis on võimalik tulla ka lennukiga, et 25 minutit lennureisu ja oledki kohale. Oledki Eesti oma Palisaarel.
Vot, et kuidas tundub, et kas on see, et kas lendad Palisaarele, nii-öelda päris Palisaarele või siis lendad Hiiumaale. Vot, et põhimõtteliselt on see sama. Trip iseenesest on isegi kihvtim, ma arvan, muidugi jälle sõltub inimesest ilmselt. Jah, muidugi. Okei. Jaa, laagrite lingid ma panen kõik ilusti saadete kirjeldustesse. Minge vaadake, tutvuge neid laagreid, hetkel mainiti siin 4. Mine tea, selleks ajaks võib-olla, kui sa sinna Piilumaa lähed, on neid saateid, neid laagreid juba veel tekkinud juurde, siin äkki on ka naistele eraldi laagrid juba olemas juba. Jaa, olen selle peale ka mõeldud, aga siis lihtsalt ongi see, et ma olen mõeldud, et kas tõenäoliselt mina ei saa seda teha, et siin võib-olla üleskutse võib-olla siis naisterahvastele, et kes on nõus kaasa lööma ja tegema selline naistele mõeldud siis. Aga samas miks mitte? Ja miks mitte? Jah, muidugi. Võib-olla kui naised tunnevad ennast kuidagi, et äkki on liiga nagu ahistav või et mees teeb, et liiga seksuaalne, intiimne, aga siis on naised ja tütred. Emad ja tütred laager, siis ei ole enam võib-olla nii nagu perede laagrit ma olen proovinud, et selles mõttes, et see nagu liiga hästi ei lennanud, aga ei, ma kogu aeg mõtlen jälle, et kuidas saaks jälle midagi uut ja põnevat teha, et why not, et selles mõttes, et viskame selle mõtte õhku, vaatame, kas koorub midagi sellest või ei kooru. Me peatusime enne lisaks surfile ka sellel poolel, mis puudutab nagu ettevõtlust ja sa mainisid enda käivet asju ja seda, et see kahjustas see operatsioon ja kõik see muutus raskeks, eks ole, ja valikud tekkisid kohad, kus üldse mõelda, mis edasi saab aga tuleks korra selle poole ka, kuidas üldse nagu võib-olla enda brändi või sellist asja nagu ehitama hakata, et jällegi, sa oled selle läbi kogenud, mina olen selle täna teinud seda siin selle podcast'iga, veel mingite ettevõtmistega, et see nullist alustamine alati on nagu jube selline, mitte, ma ütleks keeruline, aga aeganõude protsess ja nagu iga uue asjaga tõenäoliselt, kui sa hakkad midagi õppima, ja samamoodi surf, ma kujutan, et tol hetkel oli. Ja kui inimene praegu kuuleb, mõtleb selle peale, et okei, aga ma tunnen, et ma elus olen kinni ja tegelikult tahaks nagu midagi uut teha, aga võt näed, ei julge või ei tea, kuidas ja mismoodi ja kõik on see tundmatuse teema on ja võib-olla ei oskuseid, pole pädevust on aga sügeleb on hinges, sügeleb täiega lihtsalt ja võib-olla on isegi mingi idee taustal pulbitsemas. Mis on sinu nagu sellised know-how tipid või nagu nõuanded, kuidas siis nagu päriselt teha asja sellisel viisil, et sellest hobist või kirest võiks saada päriselt ka nii-öelda, me ütleme siis praegu märksõnaga töö, aga midagi või ettevõtte, eks ole, või bränd, mis suudab sind elatada ja tegelikult sa naudid selle tegemist ja loob ka väärtustega teistele inimestele. No jällegi, selles mõttes, et kuskilt tuleb ju pihta hakata ja tegelikult seal tegevuse käigus ju tegelikult kogu aeg õpid. Et ma arvan, et ma mõtlen, täna nagu minu puhul on lihtsalt see, et kui sa lood mingi ettevõtte, siis et seda nagu käivet tekitada, siis nagu müük ja turundus on nagu, see on nagu A ja O, vaata. Et kui sa müüa ja turundada oskad, siis tegelikult on nagu kõik on hästi. Et selles mõttes vahet ei ole, mis teenus sa pakud või mis toodet sa nagu pakud, et kui müüa ja turundada oskad, siis ju tegelikult on hästi. Et lihtsalt sellest ei saa nagu üle ja ümber. Et kuidas ma olen seda saavutanud, lihtsalt ongi see, et ma olen lihtsalt nagu õppinud ja nagu palju tööd teinud. Et jah, ennem võib-olla minu eelis võib-olla on lihtsalt see, et ongi see, et mulle meeldib inimestega suhelda, on ju. Ma olen nagu müüki ennemgi teinud, paberit müünud, metalli müünud, kõike müünud. Et siis lihtsalt oligi see, et ja ettevõtlusega ongi kuidagi see, et kui sa hakkad pihta, vaata, siis on see, et sa pead nagu olema ise nagu erinevas rollis, on ju. Sisuliselt ongi see, et alguses nagu kui oled ühe mehe bänd, on ju, siis tegelikult ongi see, et sa pead trummi mängima, kitarri ja kõike muud, on ju, siis ongi see, et pead müüma, turundama, mida iganes, raamatupidamist tegema, ma ei tea, siis ongi see, et olema siis treener või õpetaja ja kõike seda. Et ma lihtsalt ongi see, et ma olen õppinud seda, et selles mõttes nagu õpin iga päev õpin midagi uut, katsetan, siis ongi see, et tuleb lihtsalt katsetada ja jällegi see mõte ja tegu on ju. Et ja kui tõesti nagu tunned, et nagu ma ei tea, et ma tõesti nagu ma ei suuda seda teha, siis ma ei tea, otsi need nagu abilised, vaata, kes aitavad sul teha, on ju. Kui sa tõesti nagu turundada ei oska, on ju, et siis kõigepealt proovi ise, on ju, kui ei tule välja, siis proovi veel.
ikka ei tule välja, proovi veel, et selles mõttes, et ega noh, ma vaatan täna seda arengut, siis samamoodi see, mis ma tegin nagu 10 aastat tagasi, noh, täna nagu vaatad, hoiad käega peas kinni, nagu sellist asja tegid nagu, et noh, sellega nagu ei lenda väga, onju. Aga lihtsalt ongi see, et ma olen harjutanud, onju. Et kui sa iga päev harjutad, ma ei tea, iga päev nagu panustad, ma ei tea, 10 minutit, 15 minutit, siis no vaata palju sa nagu aastaga tegelikult nagu aega sinna paned, onju. Et nagu noh, tegelikult samamoodi nagu loesurfiga ma olen öelnud, et noh, see ei ole vaata mingi raketiteadus, onju. Et noh, lihtsalt kõik on õpitav, onju, et siis noh, samamoodi tegelikult see, mida iganes, onju, see ettevõtte loomine, see on, kõik on õpitav, onju, sellepärast lihtsalt nagu anna aega. Et ma pigem varasemalt ka, vaata, noh, sa oled noor ja siis ongi uljas ja siis oled selline, noh, tahad kõike kohe saada. Nagu, kärsitu, just täpselt. Et see ongi see, et vaatad nagu asju mingisugune see, et noh, ma ei tea, et juba homme peab nagu toimima, nädal aevas peab toimima, no tegelikult ei ole, onju. Et täna ma vaatan nagu asju pikemas perspektiivis, et kui ma hakkan mingit asja tegema, onju, et siis noh, et tõenäoliselt nagu mingi tulemus võiks tulla nagu, ma ei tea, 6 kuu pärast või aasta pärast või, ja siis ma vaatan juba tegelikult nagu pikemas perspektiivis, onju, et kuidas see nagu asi võiks välja näha nagu 5 aasta pärast, 10 aasta pärast. Ja selliselt nagu mõeldes tegelikult ongi see, et ole kannatlik. Et lihtsalt nagu ole kannatlik, aga ole järjepidev, ehk siis see distsipliin, et selles mõttes, et pead kogu aeg tegema. Et tehes kogu aeg neid väikseid tegevusi igapäevaselt on ju, see tegelikult nagu pikemas perspektiivis see toob edu. Varem või hiljem selles mõttes, et nagu seal ei ole nagu selles mõttes, seal ei ole varianti. Ja tegelikult ongi see, et sa pead nagu noh, uskuma sellesse nagu selles mõttes. Kui sa ei usu, mida sa teed, siis siis ei usu teised ka. Et selles mõttes, et nagu tegelikult need nagu need põhimõtted on, need on nii lihtsad. Et tegelikult nagu järgi neid ja tee lihtsalt, tee. Ja tegevuse käigus õpid. Muud ei olegi. Ja ma arvan, et see mainisid minust hea märksõna, et see järjepidevus ja long game, nagu selle pika mängu perspektiivi nagu nägemine. Sattusin suhtlema siin ühe teise kaassaatejuhiga, podcasteriga, One Stage, Mardoga. Siin mõned kuud tagasi küll, aga temaga telefonis vestlesime ja siis mõlemad jõudsime nagu sinna otsusele, et kõik, kes tahab nagu podcast'i tegema hakata, siis tuleks vaadata nagu long game'ina. Ja see ei ole ainult podcast'iga seosed, aga meie lihtsalt rääkisime toled ka see kontekstis ja ise näen ka täna, et küsitakse nii palju selle kohta ja mõned ettevõtted ka, keda ma koolitan, küsivad ka, et noh, et kuidas saaks hästi kiiresti kohe nüüd praegu, ei saa lihtsalt, tähendab, võib saada loomulikult, võib väga hästi minna ja läheb väga suureks asi, aga pigem nagu tasub ikkagi läheneda asjale selle tunde ja mõttega, et ma teen seda pikaajaliselt, sest et sellel on pikaajaline eesmärk ja lõpuks siis heida seda vundamenti nii tugevaks, et see ei lagune enam koostöö. Ma olen nüüd 8 aastat saab, täna meil 3. mai või 2. mai, homme saab 8 aastat täis podcastimist ja no reaalselt nagu ütleme sissetulekuni või sellise kohani, kus ma päriselt hakkasin nagu mingit rahaga nagu tooma, toimus alates, ma ei tea, seal 6,5 peal alles võib-olla. No vaata, kui pikk aeg. Enne seda imesid näppu põhimõtteliselt. Oleks kõik ka varem juhtud, kui poleks suutnud välja mõelda mingit süsteemi. Ma proovisin, katsetasin, midagi tuli, aga ei töötanud. Aga et lõpuks nagu 6,5 aasta pealt jõudsid nagu mingisuguse kohani, mis tundus sükke, et okei, siin on nagu midagi, milles on see nagu see väärtuse koht ja ma saan seda edasi anda. Ja täna tekibki see uus mõte juba, et saad ettevõtted aidata, siis inimesed üks-ühele aidata, võib-olla luua mingi teie tooteid sel teemal, nagu sinu nende laagritega, et see lõpuks läheb see nagu mõte nagu laiali ja mis veel saab nagu teha, aga see ei tulnud niimoodi, et hakkasin nüüd esimest saada tegema ja kohe oli kõik nagu teada. Ei, selles mõttes ongi see, et hakka tegema ja siis ongi tegevuse käigus, sa saad ju kogu aeg ju korrigeerida. Et selles mõttes, et nagu tehes täpselt neid samu asju on ja oodata mingisugust teist tulemust, no see on hullumeelsus. Aga lihtsalt ongi see, et ma arvan, et samamoodi sa ju ise peegeldasid seda, et see 6,5 aastat läks aega, aga tegelikult on see, et täna ma arvan, et see kontseptsioon, millega sa alguses peale lendasid ja see, mis praegust on, see on natuke ju erineb, on ju. Ikka, jah. Et ongi see, et aga selleks läks aega sulle 6,5 aastat. Et samamoodi, ega see, mis ma tegin kunagi, ma ei tea, 20 aastat tagasi on nüüd selles mõttes, et ja see, mis ma teen täna praegu, see on täitsa öö ja päev, et selles mõttes, et
inimesena ma olen juba 20 aastat juba paremaks saanud, on ju, peeglisse vaadates ja noh, üldse, et selles mõttes, et see, noh, see mõtteviis üldse. Et siis samamoodi iga päev nagu mõtlen mingeid uusi asju ja katsetan siit ja sealt, on ju, siis vaatan, noh, mõni asi lendab, mõni asi ei lenda, ega noh, ei saagi. Et selles mõttes, et nagu see, et sa paned nagu, ma ei tea, trumbid ühele kaardile, no ei saa jokkerit nagu kogu aeg, et selles mõttes nagu ei ole võimalik jackpot'i saada, on ju, et ikkagi see, et nagu hakkad nende 2-3-dega pihta ja siis ongi see, et küll see trumpääst ka tuleb ka lõpuks, on ju. Hea käsi nii-öelda. Just. Jaa, võib-olla ka sel teemal, et sa oled nagu täna siin ka saates peatunud natuke nagu pere ja laste teemadel, sa mainid, sul on 2 last, on ju. Kuidas sina nagu hoiad tasakaalu võib-olla sellise, ütleme, töö, ettevõtluse, karjääri ja pere vahel? Ja just nagu selle poole pealt ka, et ma täna ise vaatan ka, ja mul on nagu endale veider nagu tunnistada seda isegi võib-olla, aga ma olen nagu rahu teinud sellega, natuke on kahju ka, aga jällegi ütlen, üks küsi pole nagu kivisse raiutud, kõike saab ju tegelikult täna muuta, on ju. Nüüd see on kogu aeg muuta, uuesti tegema hakata. Ma lihtsalt näen enda last, mõtlen, et ma arvasin kunagi, et kui ma saan isaks, ma arvasin, ma olen teistsugune isa, kui ma olen täna. Ma arvan, me kõik oleme nagu kogenud vanemana seda, et meil on mingisugune ootus, on ju, et ma lähen teen mingit rolli, on see siis lapsevanemlus või ettevõtlus, ma olen see, ma kujutan ette, mul on mingi nägemus, milline ma olen ja siis ma hakkan tegema, vaatan, et persse pole üldse selline tegelikult. Ja täna ma näen seda ka, et ma arvasin, et ma olen palju distsiplineeritum ja rangem, nagu oldi minuga, minu isa poolt siis. Ja täna ma olen nagu, noh, täis tussu võib-olla niimoodi nagu pool naljaga öeldes, on ju, ma nagu tüdrukule üldse ei pane nagu selles mõttes mingit väga suurt vastutust või ei noomi või riidle või hästi leebe, aga täna ma näen ka mingit puudujääke nüüd selles ja ma ei oska nagu hästi enam täna isegi olla võib-olla nagu, kuidas öelda, sellises õpetaja või mentorluse rollis või et tule ma näitan, kuidas peab, sest et see on kuidagi nagu läinud sellisel nagu tempol niimoodi, et noh, elu meie ümber, on ju, ja mu küsimus tulebki selle kohta, et kuidas nagu leida see tasakaal, et ma olen nagu tegelikult lapsele või lastele olemas, õpetan, distsiplineerin, kasvatan ja samal ajal tegelikult on ka see koht, kus ma ei saa võib-olla mõni periood üldse nagu keskenduda sellele, ma saan, aga ma pean valima millegi muu, mis toob ka leiva lauale, on ju. Ja mul nüüd olukord olnud küll, kus lapsele seletada, et ma ei saa sinuga mängida praegu, sorry, ma ei saa lihtsalt, noh, ma väga tahaks, aga lihtsalt ei ole võimalik. Ma pean tegema selle asja ära. Kuidas seda tasakaalu leida selle juures, et kuidas päriselt olla nagu olemas, ilma et see tekitaks lapsele mingeid traumasid ja ma tean, sa juba ilmselt tahad öelda ja kuulajad tahavad ka öelda, et seda, et ei saa kasvatada last ilma traumade tekitamata, loomulikult tekivad, on ju, et ta ei saa olla ideaalne lapsevanem, aga siiski, kuidas seda tasakaalu nagu leida sellise enda karjääri, heaolu, materiaalsuse, raha, edukuse ja siis selle pere nagu keskse nagu ümber? Sest väga lihtne kukkuda ühte kohta, on ju, kas ma annan täisfookuse lapsele ja perele, naisel on kodukana nii-öelda, mehena, naisena, või ma lähen ehitan karjääri ja pere kannatab. Väga hea küsimus. Jaa, ma olen selle peale mõelnud, et tulles lapsepõlve, siis minul isa ei olnud selles mõttes, et ma ei näinudki oma isa, et enne kui ma sündisin, oli isa juba lahkunud õnnetuse tagajärjel, et mul selles mõttes, et jaa, isaks olemine on minu jaoks päris suur nagu väljakutse, et kuna mul ei ole nagu isa nagu eeskuju olnud, see on nagu päris keeruline, et ma isegi kunagi nagu mõtlesin, et kus ma siis selle nagu isa eeskuju sain, et noh, tõenäoliselt oli siis tõenäoliselt mingite sõprade isad või siis tõenäoliselt oli see, et kuna ma hästi palju viibisin juba lapsepõlves erinevates treeninglaagrites, siis oli tõenäoliselt nagu treener. Jah, et noh, sa pead kuskilt ju saama selle nii-öelda selle mehe eeskuju, et nii oli, ega selles mõttes, et noh, kuidas sa nagu valmistud selleks nagu isaks olemiseks, et lihtsalt oligi see, et noh, tuli üks laps, siis tuli teine laps, on ju, ja siis ongi see, ega siis nagu kasvad ja õpidki, et jah, seda tasakaalu leidmine, ega see nagu lihtne ei ole. Et täna ma pigem nagu teadlikult üritan rohkem ja rohkem olla kohal, et eks siis ongi see, et kui ma seda päeva nagu üles ehitan, siis sinna päeva peab mahtuma nagu väga palju erinevaid tegevusi ja noh, sinna peab mahtuma ka lastega nagu olemise aeg, on ju. Et siis noh, varem siis oligi see, et noh, mõtled ainult, kuna ma olen selles mõttes, ma olin üksik laps, siis ütleme nii, et minu kõige suurem nagu väljakutse on üldse olnud selline
nagu teistega arvestamine, et kuna ma juba lapsepõlves tegelikult noh, ma lihtsalt oligi see, et ma olin üksinda selles mõttes, ma tegin kõike nagu üksinda. Et siis ütleme see, et olla selles nagu peremustris ja selles, siis on see, et noh, sa pead ju arvestama, sa pead elukaaslasega arvestama, sa pead lastega arvestama, on ju. Et siis minu jaoks nagu kõige raskem kindlasti on nagu, on olnud noh, tõenäoliselt nagu siiamaani on see, et nagu arvestamine teistega, et ma lihtsalt nagu sean ennast nagu esikohale, on ju, ja sa lihtsalt oledki nagu esikohal ja siis, kui on nagu aega ja kõike muud, on ju, et siis on nagu teised, on ju, et jällegi noh, kindlasti ma ei ole nagu olnud muster isa või siis nagu parim nagu kaaslane oma elukaaslasele, aga ongi jällegi see, et noh, ma täna on ikkagi see, et ma saan sellest aru, et ma tegelen nende asjadega ja ongi see, et ma teadlikult kogu aeg nagu jälgin ennast kõrvalt, mida ma teen, mida ma ütlen, on ju. Ja püüan parandada ja noh, täna ongi see, et noh, lapsed on ikkagi, lapsed on mulle need õpetajad. Et selles mõttes, et jaa, lastele nagu õpetada, noh, sa võid õpetada, aga noh, tead ise, et selles mõttes, et nagu ütleme nii, et palju lihtsam on teisi lapsi õpetada, on ju, et oma last on, noh, lihtsalt see suhe on nagu nii No isiklik. sul on nii palju rohkem emotsioone ja muid asju juures. Just, et siis pigem on see, et ma üritan olla nagu eeskujuks heas mõttes. Et teen iga päev neid tegevusi, et noh, tütrega on selles mõttes, et on nagu, on lihtsam, et ongi see, et isa teeb ees, on ju, surfab, suusatab, on ju, teeb igasuguseid asju, on ju, ja siis tütar teeb ka, sest et talle meeldib, sest et nagu isa teeb. Ja pojaga, see eile oli hea, et ma hommikuti teen oma neid hingamisharjutusi ja siis oli see, et tegin hingamised harjutused ära, jätsin arvuti lahti ja siis läksin külma duši alla ja siis tulen tagasi ja siis vaatan, 3-aastane poeg istub seal arvuti taga. Hingab. Ja see video käib, on ju, YouTube'i video käib ja hingab, selles mõttes hingab sisse-välja, siis hoiab hinge kinni, siis jälle hingab sisse-välja, siis vaatasin niimoodi, näed. Et selles mõttes, et tegelikult noh, et sa ei saa öelda, et noh, ma tahaks vaata, et lapsed ka seda teeks, on ju, aga ma ei saa öelda, et kuule nüüd istu maha, Ja hakka tegema. hakka nüüd hingama. Et varem oli see, et kui ta oli väiksem, siis ma võtsin ta sülle ja siis tegime koos. Siis ta istus seal ja niimoodi, noh, oli ilusti selles mõttes nagu, aga ta ei teinud kaasa. Aga täna ta on see, et ta põlve peale istuma ei tule, on ju, selles mõttes, aga nüüd ta juba istub ise seal tooli peal ja nüüd oligi eile oli esimene kord, et ma ei tea, kas ta nüüd jätkab seda või see oli lihtsalt kogemata, aga ei, noh, nii ongi, et pigem jah, see küsimus, et kuidas siis nagu olla, et pigem ongi see, et püüan olla eeskujulik, selles mõttes, et eeskuju näidata ja siis ongi see, et ja läbi nagu, et kui ma juba kuidagi suudan tegevustesse nagu haarata oma lapsi, et siis on juba lihtsam, et selles mõttes, et siis juba tegevuse käigus nagu suunata, korrigeerida, on juba palju lihtsam, aga lihtsalt see, et nagu käse, poo ja lase, on ju, et no see, no ei toimi sellest. Et selles mõttes, et siis see pigem tekitab neid pingeid, halbu emotsioone, et see jah, pigem ei toimi. Aga noh, ongi iga päev vaata õpid, et siis ongi see, et lapsed kasvavad suuremaks, siis ongi see, et noh, kogu aeg mingid ju kasvuraskused, nagu endal on kasvuraskused ja siis lastel on ju, et siis pigem ongi see, et no ole ise normaalne, vaata, et selles mõttes, et nagu jällegi, et selles mõttes nagu ära võta kõike nagu nii isiklikult ja nagu tõsiselt, on ju, et chill, vaata. Et selles mõttes tegelikult lastel on vaata chill, on ju, kui sa ise oled pinges, vaata, et selles mõttes, et nagu mida sa edasi annadki seda pinget edasi, on ju. Ole ise chill, vaata, tegelikult lapsed on ka, et vahepeal tütar ütleb, et kuule, nagu võta rahulikult, vaata, et kuradi ma, noh, lihtsalt tõmbled, vaata. Ole chill, vaata, siis mõtled, okei, selge, tegelikult nagu, noh, nii ongi, vaata. Ja see on laste pealt, ma arvan, kõige ägedam näha, kuidas nad õpivad läbi vaatlemise. Mul ripuvad vaata seal need
gümnastik rõngad onju, millega saab teha trenni ja kui ma siin mõnikord trenni, ma olen mõelnud hommikuti hakata venitama ennast, sest et tunnen, et mobiilsus on läinud kuidagi naljakaks, aga ma olen siin vahepeal teinud trenni, siis laps tuleb, proovib ka rõngastega midagi kaasa teha onju, lõpuks täna on jõudnud sinna kohta, kus ta ripub pea alaspidi onju ja jalad taeva poole ja tiks sirgelt onju, hoiab ennast igatipidi ja teeb asju kaasa. Ja siis naine käis mingi aeg hästi jõuliselt bossitantsus ja siis ta filmis ennast ja õhtul tuli koju, siis näitas entusiastlikult, kuidas ta midagi uut õppis seal onju. Ja siis laps vaatas ja siis mingi aeg vaatame, et oi, ta on üritanud panna endale ema need kontsa kõrged mingisugused kingad jalga ja teeb siin enda rõngastega trikke. ja harkas ja nii edasi, kõik mingi poosid onju. Et tegelikult puhtalt õpib puhtalt video pealt tegema, isegi pole korda öelnud, et tule nüüd tee samasse järgi, vaid intuitiivselt vaatab ja läheb kogema, tahab katsetada, tal on põnev, sest emme ise teevad. Et see on just kõige kihvtim, kui sa näed seda, et tal tekib nagu siiras huvi tänu sellele, et sina midagi teed ja naudid seda. Ja siis ta tahab nagu järgi proovida. Ja, et see need isade ja laste see laager, et selles mõttes, et see on selline nagu noh, see vahetu tagasiside ongi see, et tegelikult on see, et näitad ette, siis nad vaatavad, onju, ja see ongi see, et noh, isad vaata saavad nagu koos lastega teha, onju, et siis vahepeal on see, et nagu noh, okei, isad näitavad ette, onju, või aga siis tihtipeale on juba see, et tegelikult nagu lapsed teevad, vaata, näitad isadele, onju, ja siis isad teevad, vaata järgi. Et tegelikult selline, noh, täpselt see vastus ongi see, et vahet ei ole, et kas ma teen seda laagrit onju või mul on nüüd nii-öelda igapäeva nagu toimetused on, see on nagu sama, vaata seal. Aga seal on laagrites on mingi laste vanuse piirang ka või? No üldiselt jah, ma olen mõelnud, et selline alates nagu 4. eluaastat. No ikka küst väiksed. Noh, kui ta juba nagu selles mõttes nagu saab aru. Ja midagi aduga. Et ja, et kui ta nagu päris on see, et nagu noh, lihtsalt nagu sülelaps on. Kuku käega. No siis on nagu keeruline, aga kui ta juba jalutab ringi ja saab aru, vaata selles mõttes, et kui midagi räägitakse, siis ta saab aru, vaata. Et siis üldiselt jah, selline nagu 3-4 on nagu okei. Et noh, mida vanem, siis noh, seda lihtsalt, noh, seda rohkem ta jõuab teha, onju. Aga ei, noh, need kõige nagu väiksemad, need on nagu kõige tublimad ja kõige agaramad, et selles mõttes, et need on kõige ehedamad, selles mõttes, et see ehedus ongi see, et tegelikult mida noorem sa oled, siis noh, minule just see, et ma jälgin ja siis on see, et see tagasiside, mis on, sa saad, noh, nende kõige väiksemate pealt saad selle kõige ehedam emotsiooni. Ja see läheb hinge, see läheb südamest, et see on nagu... Ja see on see, mis läheb kodukule ka vaatast, et see on kõige ehedam, kõige autentsem. Ja muidugi, et ma muidugi filmin ja pildistan selle kõik üles, et selles mõttes, et ja, et kui tohib seda nagu jagada, siis ma muidugi jagan seda inimestele ja kui see läheb korda, siis noh, väga hästi ju, see on win-win. Ja mul tekkis endal huvi, ma peaks tulema kodukale uurima korra, et vaatama, mis sa seal täpselt pakud, et laps on siuke hästi aldis mul ja tegelikult talle vesi tohutab meelde, kui ujuda veel täna ei oska. Ilma kätisteta, aga noh, seda on võimalik õpetada. Mina ei oska ka kusjuures ujuda. Ei pea selles mõttes, et seal Hiiumaal, kus me toimetame, seal on selline madal lahe sopp on. Kive ei ole, et selles mõttes, et... Aga kui ma tulen laagrisse õpetada ujuma kõnda? Ma võin õpetada küll, aga selles mõttes, et aga pigem on see, et ma sulle see päästevesti selga vaata. Lastel ka samamoodi päästevesti on selles ja kõik on madalas vees toimetame. Ei ole, et see, et surfamine on see, et nüüd, kui sa oled kuskil üle pea vees ja kuskil, ma ei tea, suured lainid. Ei, selles mõttes, et võtame väga nagu isilt, et selles mõttes, et see ei ole nagu, see koht ei ole nagu selline, et sa pead mingi professionaal. Sureve võitle. Ei. Ikka see, nagu vanni vees vaikselt nagu mängime seal ja. Ja lapsed tulevad surfilaagri tagasi, ikkagi armid ja luud on katki ja isad lonkavad. Muidugi, kindlasti. Okei. Tead, mind huvitas see pool ka, et kui me seda saadet kokku panime, siis üks selline saate võib-olla viimane selline suurem teema ja mitmed teemad kokku, aga just nimelt see mind hullult kõnetas see mõte, kuidas mitte lihtsalt ellu jääda, vaid ka päriselt elada. Ja sa ise kirjutasid tegelikult selle küsimuse mulle siia pool küsimusena ja siis ongi, et mis on sinu isiklikud kogemused, uskumused, tõekpidamise, maailmavaated ja üldse see elu nagu soov, mis sa elud tegelikult nagu tahad saada. Peatus korra selle ka just nimelt ja just esimene pool mind hullult kõnetab, et kuidas mitte lihtsalt ellu jääda, vaid päriselt ka nagu elada. Ja ma tahaks, et sa nagu räägid sellest, kuidas sina seda näed ja mis sa selle nagu mõtled ja kuidas üldse nagu sellest võib-olla parem aru saada, sest mulle tundub, et me enne rääkisime ka, et aeg nagu läheb hästi kiiresti mööda ja mõne mõttes päevad on planeeritud ja siis selle tasakaalu leidmine pere ja äri kallal ja mulle tundub lihtsalt, et väga lihtne on kukkuda sinna, et ma elan, aga mis elu see on. Ja ma pean tunnistama, miks ma seda küsimust tahan küsida ka, mina ise täna tunnen, et ma
ma ei ole rahul sellega, kus ma tegelikult täna olen. Nagu jaa, see, mis me siin sinuga praegu teeme ja see äriline pool ja kõik see ettevõtte brändi pool, kõik jumala kihvt ja see on tohutu areng kasvanud. Aga ma tunnen, et fuck, ma ei ole õnnelik. Midagi on puudu. Midagi on täiega nagu puudu ja naine tuleb sama asja. Jaa, ma saan sust täiesti aru, et ma kogen ise samamoodi neid tundeid. Et pigem ongi see, et nagu, sa pead, ütleme viimasel ajal seda tänulikkust ja üldse sellist, üldse tänulikkuse tunnet, et tegelikult on see, et alati see, et vaata, et kui me võrdleme, et siis on see, et nagu, mis perspektiivist me võrdleme, on ju. Et tegelikult on see, et nagu fuck, sul on nagu käed on terved, jalad on terved, on ju, mõistus töötab, on ju. Sul on, ma ei tea, sul on kodu on olemas, kõik on nagu olemas, on ju, sul on pere on olemas, sul on lapsed, on ju. No, mis sul veel vaja on, vaata, sellepärast, et tegelikult see on nagu, see on väga suur väärtus, on ju. Et kõik muu, kui sul nagu need asjad on olemas, et siis sellepärast, et kui sa nagu, sa oled normaalne, mõtled normaalselt, vaata, siis tegelikult sul ei ole nagu, tegelikult sul ei ole palju vaja. Et ma ei tea, ma arvan, et mulle lihtsalt tundub, et see on ühtpidi nagu jumala arusaadav nõuanne või mõte, on ju, et aga teistpidi ongi see, et aga ei oska elada nagu rohkem või ei oska rõõmu tunda. Ma olen lihtsalt märganud ise viimasel ajal, et olen nagu oluliselt negatiivsem ja apaatsem ja tuimem emotsionaalselt, kui ma varasematel aastatel olen olnud. Siis ma olen, tuleb ikka vaata need absurdsed mõtted pähe, et äkki siis ma olen küll olema halb mees, halb partner, halb isa, üldse mõttetu inimene, aga siis tekivad need kohad ka huvitav, et huvitav, kui mul last ei oleks, kas ma oleks õnnelikum? Kas ma kui ma oleks nagu kellegi teisega koos, kas ma oleks õnnelikum? Huvitav, kui ma elaks mujas riigis, ma oleks õnnelikum. Tekib mingi jada, vaata, et miks siis kui, mis ükski tõenäoliselt ilmselt ei vasta tööle. Pigem see tasakaal, vaata, et see on see, et kui sa oled tasakaalust väljas, on ju, siis ongi see, et mina saan nagu eriti aru, et sellepärast, kui see stressi level või see läheb nagu liiga kõvaks, siis või liiga suureks, siis on see, et tekivad nagu kaelast tekivad siin pinged. Ja ma saan aru, et sellepärast, et okei, siin on jälle stopp, on ju, midagi tuleb teha, on ju, midagi tuleb muuta, on ju. Kuskil on mingi blokeering. Et pigem ongi see, et hoida kogu aeg ennast nagu tasakaalus. Ehk siis see, et teha neid meeldivaid tegevusi, et lihtsalt päevas leida neid meeldivaid tegevusi, no mida iganes nagu, sellepärast, et on see, et nagu okei, kui ma saan surfata, lähen surfan, on ju, see on super, on ju, kui ei saa, siis teen midagi muud, on ju, lähen jalutan metsas, on ju, mere ääres, ma ei tea, sõidan rattaga või teen selles, et nagu teen neid meeldivaid tegevusi, et ma ei saa nagu hommikust õhtuni ka teha neid selliseid nagu ebameeldivaid tegevusi, või selles mõttes. Ja muidugi see nagu reisimine, kõik selline, et lihtsalt nagu peab vahepeal ära käima. Et muidu lihtsalt nagu orav rattas nagu lasta nagu 12 kuud aastas siin. Katusega sõidab? No katus sõidab, muidugi sõidab, mul ka sõidab seal, nagu kõigil sõidab. Et kui ikkagi ongi see võimalus nagu lihtsalt käia kas või, ma ei tea, mine nädalaks kuskile, võta mingi paketi reis või ma ei tea, korraks nädalavahetusel, sõida kuskile, ma ei tea, sõida loodusesse, et võib-olla see surfibussi vaata teema on ju, et ehitasin endale seda surfibussi, et see on tegelikult nagu, ütleme nii, et nagu see on nagu nii äge, vaata, et ma selles mõttes tegin see, et see ongi see, et sa saad minna, selleks ei ole sul raha vaja. Kempervänn on ju. Jah, et tegelikult sul ei ole vaja, et nagu sa ise ütlesid, et sul see maht universaal on ju, et lihtsalt okei, sügisest kevadeni on nagu raskem seal võib-olla selles mahtu universaalis kuskil nagu ööbida, on ju. Aga mõtled suvel, on ju, et lihtsalt mine looduse keskel, sõida kuskile, võta see päev, võta see 2, on ju, ja maanda ennast rahulikult, vaata. Ja tegelikult, kui sa oled selle nädalavahetuse ära või ma ei tea, oled selle nädala kuskil seal paketireisil ja tuled tagasi, see on hoopis teine hingamine. Et selles mõttes, et tegelikult, kui need mõtted juba nii-öelda nagu liiguvad sinna negatiivsuse poole, siis ongi see, et nagu okei, stopp, on ju, võta aeg maha, on ju, et see on see, et midagi on vaja muuta, on ju. Et ma arvan, et jah, kui sul
ongi see, et kas sul on mingi hobi või mingisugune nii-öelda see meeldiv tegevus, on ju, mis sulle nagu väga meeldib, vaata, siis tuleb sellega tegeleda, on ju. Et just see, et minna nagu korraks ära ja olla ja mõelda ja teha neid mingeid muid asju, vaata, mis on nagu väga-väga meeldivad, vaata. Et tegelikult see on, ma arvan, selline piisav restart, on ju. Ja et tuled tagasi ja siis ongi see, et sa tegelikult näed hoopis nagu teistmoodi neid asju. Et ma mõtlen, inimestel on need erinevad, on ju, aga lihtsalt ongi see, et ma ise samamoodi tegelen igapäevaselt, ongi see, et just see, et olla tasakaalus, olla harmoonias, on ju. Kui see on olemas, siis tegelikult nagu kõik see muu, on ju, see müra, mis me ümber on, see on nagu, ma ei tea, nagu see ei häiri mind. Selles mõttes, et jah, igasugust nagu mingit jama nagu iga päev nagu tuleb, on ju. Selles mõttes, ma ei tea, vaat teleka käima või ma ei tea, võtad selle teed arvuti lahti või see, et nagu igal pool nagu pritsib nagu seda jama, on ju. Aga no küsimus ongi selles, kas sa lased nagu seda mõjutada või ongi see. Et kui sa lased, noh siis ongi see, et noh siis sa oledki seal samas selles nagu selles katlas, on ju. Aga tegelikult on see, et nagu sina lood ise ju selle oma elu, vaata, selles mõttes, et ise oma maailma, on ju. Et selles mõttes, et nagu, ma ei tea, ongi see, et nagu, noh, kaitse ennast, vaata, või ongi see, et nagu leia see rohi, kuidas ennast nagu paremini tunda ja kuidas ennast nagu, no ma ei tea, ravida, noh, võib öelda ka ravida. Või toetada. Või toetada, just täpselt, toetavad tegevused. Ma arvan, see toetavad tegevused on nagu hea sõna. Et need peavad olema, sest et muidu vastas ju, ma ütlen, see on nagu lihtsalt põled nagu heleda leegiga ja lihtsalt ongi see, et olla selles nagu oravrattas, on ju, et siis noh, täpselt ongi see, et kas on see elu, vaata, mis me nagu tahame nagu elada. Et pigem ongi see, et no ma üritan igas nagu hetkes nagu esiteks olla selles, on ju, olla kohal, on ju, ja ongi see, et tegelikult korrutada endale see, et nagu tegelikult kõik on hästi, kõik on nagu positiivne, on ju, ja tegelikult siis ongi ju selles mõttes, on ju. Et siis ongi võib-olla need, ma ei tea, mida igas, murekohad või mingid raskemad kohad, see tuleb palju nagu kergemini välja sellest, aga no ongi see, et selleni jõuda, noh jällegi, et tuleb harjutada. Selles mõttes nagu sportlasena, selles mõttes harjutama lihtsalt, treenime. Et ei ole nii, et lihtsalt nagu täna olen lihtsalt, et täna on nagu väga halvas kohas ja siis homme on lihtsalt nagu zen. Ja. Tõmbaks selle saate kokku, aga ma oleks sul võimaluse, kui sa tahad, sa midagi pea, kui sa tahad, midagi öelda, midagi rõhutada, midagi mainida, mis ei mainimata, täiendada, täpsustada või hoopis üles kutsuda, ma annaks sulle selle võimaluse. Üleskutse, ma ei tea, selle mis suvi on tulemas, vaata. Et võib-olla ongi see, et nüüd vaatan aknast välja, nii päike paistab, on ju, iga päeva läheb aina soojemaks, on ju, et ongi see täpselt need muremõtted ja asjad, on ju, et siis ongi see, et nüüd on nagu see hetk, on ju. Et tule koopast välja, et mine õua, liigu õues, selles mõttes nagu maanda ennast, selles mõttes, et tegele nende meeldivate tegevustega. Ja kuna suvi on tulemas, siis mina planeerin seda suve rohkem Hiiumaal. Et kes ei ole ennem veel Rannasurfikülas Hiiumaal käinud, siis kõik on teretulnud, et kas siis osalema seal mõnes laagris, mõnel üritusel või siis tulla lihtsalt sinna, niisama, sellepärast, et meil on olemas ööbimine, meil on olemas toitlustus, meil on kõik muud tegevused olemas, et ei pea surfama, tulla lihtsalt sinna, puhata, sellepärast, nagu olla kohal. Või teha mõlemat. Või teha mõlemat, täpselt, ja ma arvan, et no ma näen selles mõttes, et see selles mõttes nagu toimib ja seda inimestel on vaja, sest et noh, mõtlengi, et praegust kuidagi see vaadates praegu nagu mis toimub, see ongi see, et kõik on nagu kuskil nagu, ma ei tea, ongi täpselt mingi oravratast tegelevad millegiga, ma ei tea, võib-olla nagu ise aru saamata, mida nad üldse teevad. Räme rassimine. Räme rassimine, just täpselt on ju, et see räme rassimine, et nagu see, et nagu stopp tegelikult nagu, ma saan aru, et muidugi on vaja arved on vaja maksta ja kõik on vaja nagu see, et nagu vaatavadki, et noh, mingi surfipois, mida sa siis nagu seletada, on ju. Et nagu, et tegelikult on see, et jah,
muidugi, tööd tuleb teha, kõike tuleb teha, ja tegelikult on see, et nagu oska puhata, vaata. Oska nagu elu nautida, et jälle mõttes on see, et nagu, et kui sa seda ei tee, siis nagu kes veel teeb, on ju, sinu eest ei tee seda keegi, on ju, sa pead ise nagu aru saama mõistmisel, on ju, ja tegutsema, ongi. Võta vastutus oma elu eest ja puhka. Ja tule laagrisse. Tule laagrisse, mine vaata kodukat surfmaster.ee ja piilu uurista, vaata pilte, loe, vaata laagrite sündmuste informatsiooni ja kui midagi on vaja küsida lisa, siis kirjuta Ristole, Risto vastab sulle ja või helista, jah. Just. Aitäh sulle! Aitäh sulle, et sa mind kutsusid saates. Täiega lahe. Ja väga kihvt oli. Nii teismoodi teema ja mul nagu tekkis nagu täitsa siira suvini ja ma lähen ka õhtul kohe vaatan, ütlen naisele, et ma vist tahaks tütard viia sinna ja uurin, kas tütarele pakub see huvi. Võib-olla teda teades peaks üldse talle, et on üllatus ja me ei ütle, kuhu me lähme. Aga aitäh ka sulle, hea kuulaja, vaataja ja egas midagi. Kohtume juba järgmises episoodis. Kui mitte kuskil. Tšau. Tšau, ilusat suve.